kui su näolihased on tugevad, siis gravitatsioon lihtsalt saab siis sinu näole vähem mõju avaldada, sest kõik ju, mis sul siin näos on, eks ju, ta on ju lihase peal, eks ju, rasv, kude, nahk. Ja kui see lihas on hea tugev, siis püsib ka kõik see, mis on seal peal paremini üleval. Aga see on ju hea ka sinu näolihastele, jume paranemisele, nahale. Kätega tehakse näolõdvestust ja lihaste pingutamist ja selle boonuseks oli siis see, et mul ei ole 3 aastat olnud migreenihooge. Ja pluss ka eks ju sisemisele, sest me vabastame neid vanu pingeid, et sa saad nagu sellest emotsionaalsest koormast tegelikult lahti. Et see mõju on palju-palju suurem tegelikult kui ainult see, mida me väliselt näeme, mida me naised muidugi kõige rohkem nagu tahamegi saada, on ju. Aga Marion, sa oled olnud kosmeetik, on ju? Räägime ka sellisest igapäevasest nahahooldusest natukene. Tee selline spikker. Tere ja aitäh, et sa kuulad ja vaatad podcasti Rokkidest 100. Mina olen Kaidi ja minu kõrval on Britta, kes on andunud näovõimlemise fänn ja on seda aastaid teinud. Mina olen aga oma sõbrannadega vaielnud, et selles vanuses nagu meie, ütleme sellised 50-sed on ju, ei aita, ei mingi võimlemine, aitavad ainult süstid ja aitab ainult ilulõikus. Mina siiski usun sellesse näovõimlemisse. Minu näitel. Ja mu enda õe näitel. Aga täna siis püüame tõe jälile saada, et kuidas siis ikkagi on. Ja meil on täna külas 2 imelist naist, kellel on väga ilusad ja siledad näod. Marion Kattai-Kassihin, kes on näojooga treener, ja Kairi Espenberg, kes on näojooga ja teipimise fänn. Ja teie mõlemad olete korraldanud juba 3. aastat konverentsi nimega Loomulik ilu. No mis tähendab üldse loomulik ilu? Mis on loomulik ilu teie jaoks? Võib-olla siis teeks hästi väikse paranduse. Mina esimest aastat aitan korraldada, et Kairi on tegelikult selle loomuliku ilu konverentsi looja ja idee autor. Ma 2 aastat, esimest aastat esinesin seal ja nüüd 3. aastat siis aitan korraldada. Mis on minu arvates loomulik ilu, siis ma olen sellele varem ka mõelnud ja minu jaoks läheb see piir nagu sealt, kus loomulikult ilus naine minu jaoks on see või ka mees, on see, kes siis ei ole oma välimust siis kohandanud mingisuguste invasiivsete protseduuridega. Kas siis süstidega või siis ka tõesti kirurgiliselt? Minu jaoks täpselt sama on tegelikult, et ei ole ennast süstinud, ei ole ennast lõiganud, aga tunneb ennast enda näoga hästi ja hoolitseb selle eest. Ma olen kuulnud ka seda, et praegu meil on kõik need võimalused olemas, et me saame enda eest hoolitseda, ehk siis see hoolitsemine ongi just see, et me saame neid süste teha, me saame kõik võimalikke iluprotseduure teha, et see on nagu enda eest hoolitsemine. Mis teie jaoks on enda eest hoolitsemine? Ongi nende erinevate harjutuste tegemine, oma miimika kontrollimine, et kui ma neid meetodeid ei viitsiks teha, kui ma ei teeks, ei oskaks neid teha, siis ma ka tegelikult ei lepiks võib-olla kortsukestega ja teeks ka botoxit, aga kuna need loomulikud viisid mulle sobivad, mulle meeldib neid teha, mulle meeldib endaga tegeleda, siis see on minu valik ja see ongi minu jaoks loomulik ilu. No tegelikult me teame, et Marionil on olnud kokkupuudega botoxiga ja sinul oli see kunagi plaanis, selle juurde tuleme tagasi, aga kõigepealt räägime ikkagi sellest, mis see korts siis on, miks need kortsud meil tekivad ja miks meie nägu hakkab alla vajuma? Marion? No kortsud, kui rääkida kortsudest, siis nende tekkepõhjused on erinevad. Minu hinnangul me saame siis eristada nagu 2 tüüpi kortse näos, on siis ühed on siis need, mis tekivad puhtalt siis naha struktuuri muutuste tõttu, eks ju. See ongi see eaga kaasnev või siis ka naha seisundi muutuste tõttu, eks ju. Tekivad kas mingisugused väiksed joonekesed, aga need tekivadki nagu siis naha, või on siis nagu nahastruktuuriga seotud. Aga teiseks, mis harilikult, kui me võime ka rääkida nagu nendest naiste murekohtadest nii öelda, eks ju. Peamised murekortsud või mis naistele ei meeldi ja mida tahetakse korrigeerida, on siis ikkagi miimilised kortsud, eks. Ja need on ikkagi tekkinud lihaste ülepinges sellest, et sa mingit miimikat, mingisuguseid näoilmeid teed liiga palju
ja aja jooksul tekibki see lihase lühenemine, kuna tekib see lihaspinge, et kui me miimikat teeme, eks ju, lihas muidu tõmbub kokku, läheb oma asendisse tagasi, niimoodi kogu aeg edasi-tagasi ja lõpuks ta lihtsalt jääbki lühenenuks, sest et siin on see ülepinge tekkinud. Ja siis see nahk enam ei saa olla seal lihase peal sile ja ta muutubki vaoliseks ja need on need minu jaoks siis, minu hinnangul siis need teist tüüpi kortsud. Ja just eriti miimilised kortsud on sellised, mis tegelikult mulle nii meeldib öelda seda, et harilikult, kui me näeme enda näos mingeid muutuseid, siis me alati me tõmbame võrdusmärgi nagu vanusega, aga see tegelikult ei ole nii. Et just eriti see face yoga meetod, mida mina ka olen ise õppinud ja mida ma naistele edasi õpetan, et seal tegelikult näomuutuste taga, juurpõhjuste taga on tegelikult tihti hoopis midagi muud kui inimese vanus. Ja see on eriti äge selles mõttes, et me saame neid nii-öelda põhjuseid muuta, korrigeerida ja läbi selle siis ka, ma ütleks, et ka kella tagasi keerata, nii-öelda siis kortsi siluda, eks ju. Kas see nägu siis, mille tulemus on teis alla vajub, kas ikkagi siis see, et meil on hoopis lihased on pinges, mitte lõdvad? Muideks seal võib olla ka see, et lihas on pinges, et näiteks kui me räägime siin suunurga langetaja lihasest, eks ju, et kui me pidevalt kas siis suud surume kokku või siis teeme sellist näohilmet, siis tegelikult siin tõesti toimubki lihase lühenemine jällegi ja see hakkab meil kogu aeg või hakkabki siis nii-öelda suunurk hakkab allapoole vaatama. Et selles mõttes võib nii lihastoonuse kadu, aga ka ülepinge võib mõlemad siis tekitada seda, et see nägu justkui vajub ära, aga kindlasti tuleb veel tuua juurde selle, et on, eks ju, seal luukoe muutused vanemas eas, et see luumaht ju väheneb, eks ju, siis rasvkude on ju meie näos, eks ju, et see samamoodi öeldakse, et hakkab allapoole vajuma ja lihaste seisundi muutuseks. Miks me ütlemegi, et hoides lihaseid tugevana, heas toonuses, siis tegelikult me saame oma näovaali hoida piiritletuna ja näokontuure tõstetuna, et seal on, ja ikkagi nahas ka, eks ju, muutused, et need kõik avaldavad mõju selleks, et see nägu siis nii-öelda saaks vajuda aja jooksul, eks ju, et gravitatsioon saab rohkem mõju avaldada. Ikkagi näolihased on meie näokarkassiks, kusjuures hästi huvitav on see, et kui kas või mõni ilusüstija räägib või mõni kosmeetik, siis mida ma olen ise nagu tähele pannud, et mitte kunagi nagu need kõik muud asjad, nahamuutused, luustikumuutused, raskoe muutused, ligamendi nii-öelda ka samamoodi, eks ju, muutused seal ka, siis lihaseid mitte kunagi ei tooda välja ja see on minu jaoks nii naljakas. Et tegelikult ju nii nagu kehal on lihased meie keha nii-öelda karkassiks, eks ju. Ja kui me hoiame neid heas toonuses ja tugevana, siis me jaksame püsti seista, me saame püsti seista, näoga on täpselt samamoodi. Ehk siis tegelikult inimesed ei kujuta ette tegelikult, kui palju lihaseid meie näos on, et kui seda anatoomilist pilti vaadata, siis see on tegelikult meeletu rägastik, mis siin nahal on. Kui palju sina tegeled selle psüühilise poolega? Kui palju meie nägu salvestab tegelikult seda, mis toimub meil siin kahe kõrva vahel? Väga palju ja seda on, ma arvan, et mina ise ka ei olnud sellest teadlik, ei osanud oma nägu panna tähele, mida kõike ma sinna päeva jooksul, eelkõige pingeid nii-öelda kogun, eks ju. Aga ka, et see näojoga treeneriks õppimine oli selles mõttes väga silmiavav ja hästi tore on ka see, et oma kursustel alati ka, et kuidas naised hakkavad oma nägu märkama ja siis nad nagu kirjutavad mulle hiljem, et issand jumal, see on ikka täiesti crazy, mida ma sinna näkku päeva jooksul kogun, et nägu on, ütleme see, mis toimub näos tegelikult, see nägu on nii väike võrreldes ülejäänud kehaga, aga tegelikult see, mida me sinna näkku kogume, see mõjutab tervet meie keha. Aga Kairi, miks sinust sai siis see näojooga fänn? Kui vana sa olid, kui sa otsustasid, et sa lähed nüüd tegema siis neid, nimetame botoxiks, kõik saavad aru, mis need on mis süstid need muidu olid? Botuliinisüstid. Just, et sa otsustasid, et sa lähed neid tegema, sul oli isegi juba välja vaadatud spetsialist, kelle juurde sa lähed, sa jäid rasedaks ja siis sa ei läinud. Kui vana sa siis olid? Ja miks sa siis enam ei läinud sinna, kui sul oli laps sündinud ja sa oleks võinud minna? Tegelikult see minu süstide ajalugu läheb kaugemale, et 29-aastaselt vaatasin peeglisse, mul oli sünnipäev, vaatasin, et mul hakkavad kortsud tekkima, et oi kui jõudne.
ja siis ma mõtlesin, et lähen proovin need täitesüstid ära, et botox on see, mis halvab lihast, ja täitesüst on siis natuke, mis aitab nagu tuua sellist volüümi näkku. Et läksin, proovisin ära, ma ei olnud nende tulemustega rahul. Sa ikkagi oled käinud? Ma olen proovinud siis nüüdseks juba üle 10 aasta tagasi. Kui vana sa praegu oled? 40. Noh, välja küll ei paista. Aitäh. Endiselt 29. ja, et siis ma proovisin ära ja ma olin kuidagi pettunud selles, et ta ei võtnud tegelikult neid kortsukesi ära, vaid ta natuke tõstis seda kortsu alust, et sain aru, et see pole mulle. Ja siis tõesti aastaid hiljem mõtlesin, et proovin siis selle botoxi ära, sest et hakkasid väiksed kortsukesed juba minema natuke suuremateks ja sõbrannadega leppisime kokku, et nüüd me lähme, teeme ära ja siis ma jäin rasedaks. Sõbrannad läksid, mina ei läinud ja selleks ajaks, kui ma olin siis sünnitanud ja imetamisel lõpetan, siis sõbrannad ikkagi ütlesid, et tead, et see on selline tore asi, aga nüüd sa pead seda kogu aeg tegema, et üks sõbranna ütleski, et ta peab käima iga 3 kuu tagant, tegelikult tahaks käia iga 2 kuu tagant ja et need on valusad ja kui ta neid ei tee, siis see olukord otsaes on ikkagi päris hull. Ja see ehmatas mind ära ja õnneks ma siis leidsingi sellise võimaluse nagu näojooga ja esimene treener oligi mul Marion, kelle õpetusi ma hakkasin jälgima ja ma nägin, et minu puhul see tõesti toimib ja sealt edasi siis ka hakkasin käima, kuidas see ongi siis, manuaalse plastikastuudios, kus siis kätega tehakse näolõdvestust ja lihaste pingutamist ja see sobis mulle ka väga hästi ja selle boonuseks oli siis see, et mul ei ole 3 aastat olnud migreenihooge, mis olid ennem minu puhul väga tihedased, olid niimoodi, et iga nädal võis olla mul migreen, võis olla paar kuud vahet, aga kui paar kuud oli juba vahet, siis ma juba ootasin nii, millal see tuleb ja ta tuligi ja see oli väga valus. Ma käisin erinevatel uuringutel, mulle pakuti neid valuvaigisteid, mis mulle ei sobinud, sest et nad olid vist minu jaoks liiga tugevad, mul hakkas veel iiveldus lisaks sellele migreenihoole, tehti mulle erinevaid uuringuid ja siis ma saingi teada selle võlusõna, et need on geneetilised, et mul ei olegi nagu mitte midagi teha, need on ja harju ära ja siis pakuti ka üheks võimaluseks botox-süstid. Ja ma uurisin nende kohta ja ma sain siis ühe kogemusloo ka, kus ütleski naisterahvas, et et ma iga 3 kuu tagant käin, mulle tehakse 40 süsti, pähe, kaela, näkku ja siis on mul väga hull peavalu, väga hull migreen, ma kannatan selle ära ja 3 kuud olen mureta. See mõte mulle ka ei meeldinud, et 40 süsti. Aga need süstid siis võtavad ära migreeni või? Nad ju võtavad ära selle lihaspinge kaelapiirkonnas ja näopiirkonnas, et ja see ongi siis selline lõdvestus. Ja täpselt sama sa saad teha ka ju oma kätega. See nõuab natuke rohkem aega, teadmisi, aga see on võimalik minu puhul vähemalt, see aitas. Et inimesed, kes on minuga samal nõul, et neile ei meeldi süstid, aga neil on migreenihood, siis ma igal juhul soovitan või muidu, kui süstitakse ja võetakse neid kangeid valuvaigisteid, aga näiteks kui ollakse lasteootel, siis võib ju korraks siis proovida neid meetodeid, mis... Oota, räägi konkreetsemalt, mis need meetodid on, siis ma arvan, et meie enda operaator siin ütles ka, et ta tahaks küll teada, et mismoodi sellest migreenidest lahti saab. Kuidas teist lahti saab, mina ütlen, mul ei ole 3 aastat olnud, et ma mäletan, mu viimane migreen oligi niimoodi, et ma läksin Artifex stuudiosse, kui ma võin siin öelda firma nimesid, kui ma läksin siis manuaalse plastika stuudiosse, kus ma heitsin maha, panin silmad kinni ja ütlesin, oih, tead, mul hakkas migreen. Et sa tunned kohe, see aura hakkab sul siin silmades värelema ja ta tõesti
ta alustab siit kaelapi või siit õlgadest, mudib siit kõik läbi, siis see kael, ta venitab seda, mudib siit kõik need mälumislihased, kuhu meil pinged kogunevad, kõik see otsaesine pea, siit pea, kuidas ta siis koljupõhja, kõik see muditakse läbi, siis minule meeldib veel ka kuputamine, siis ta tõmbab selle suure kupuga siit vaakumisse, veel venitab mul neid mälumislihaseid ja ma tegin silmad lahti, mul oli veel õrn peavalu, aga see oli täpselt selline, et ma võtsin oma väikse valuvaigisti, läksin autosse, sõitsin koju ja kõik. Ja rohkem mul ei ole migreenihooge olnud ja see järelikult minule toimis. Kas sa nüüd oskad seda ka ise endale teha, et sa saad ennast regulaarselt aidata, et ei tähenda seda, et kui sul nüüd tahaksid abi saada, et sa pead siis kuni surmani käima seal kuskil salongis? Ei pea, ma käin lihtsalt salongis, sest mulle väga meeldib seal käia, aga jah, ma ei pea seal käima, ma oskan juba ise, ma tunnen ise ära, kuhu need pinged hakkavad kogunema ja tegelikult on ju niimoodi, et inimene võib-olla niisama istudes või pikutades või kõndides ei saa aru, kus tal need pinged on, aga vot kui ta selle õige lihase kätte võtab ja seda vajutab, siis ta tunneb, vot siin on meil pinge. Ja kas see on siis niimoodi, et sa hakkad nagu vaikselt siit vajutama neid närilihaseid kui kõik siit neid ja siis, kui sa tunned näppu all kuskilt pinget, et siis hakkad seal vaikselt masseerima või mis on need, ütleme, esmased nipid, kui keegi meid kuuleb ja mõtleb, et appikene, ma tahaks, et aga ta võib-olla ei ole võimalik kohe sinna salongi minna, et kuidas need siis need esimesed lihtsad võtted on, kuidas ta saab ennast aidata? No mina alustan endal ka kaelast, siit niimoodi mudin selle kaela natukene siis nii-öelda soojaks ja siis ka seda, kuidas on siis kaela keeramis... Sternokleidmastoid lihas. Täpselt, aitäh. Aga see ei ütle kuulajatele midagi, et kus see on siis see on see kaela keeramislihas, mida kui sa keerad alla paned, et ta hakkab siit pihta ja lõpeb koljunukki juures. Ja, et seda mudin ja liigungi tõesti siis mälumislihasteni, et siin on need mälumislihased, nad kinnituvad siia alla. Oota, räägime, kes meid Spotify's kuulab, siis need on siin kõrva juures. Vot oimukohad, seda teavad kõik. Et oimukohtades siis alla, kõrvaga paralleelselt jooksevad need mälumislihased, need on ju tõesti pinges. Vot üks asi on see, et sa võtad kohe nad niimoodi näppudega kinni ja mudid kuni siis siia lõuajooneni välja või siis võtad nukid ja siis nukkidega masseerid ja see väga aitab mind. Ja seda on ju mõnus teha, kas siis duši all näiteks või kui oled pannud omal näokreemi või midagi. Teleka eest lähed juba saunas, kellel on sauna võimalus. Täpselt nii, et selleks ei ole vaja otseselt nägu õlitada, et võib täiesti nukkidega siis hõõruda siit kõrva eest, külje pealt ja kõrva tagant nagu. No kõrva tagant võib ka, jah, aga just siit pigem sees see mälumislihas. Aga ma ühe asja küsiksin sinult veel, et kui inimene, kellel ei ole migreene, mina lähen sinna sama protseduuri nüüd järgmine nädal, kus sina käisid, tänu sinule, aga ma lähen nüüd proovin selle järgi, aga minul ei ole migreene, ma mõtlengi, aga ma ju ei tea, mida see minuga siis peaks tegema. See lõdvestab lihtsalt lihaseid nagu kortse vähendab, Kaidi. Jah, kortse vähendab täpselt ja täpselt ongi niimoodi, et edasi, kui ma lähen, siis on need kurjuse kortsutajad ehk siis kulmukortsutaja lihased, need mudin läbi, sest täpselt siia koguneb mul pinge ja otsaesine ka. Et ma ise panen ka tähele, et kui on selline pingeline hetk, siis tekivadki need kurjuse kortsud, siis lähevad kuidagi veel eriti mul pingesse see koht, et siis neid mudides ka aitab ja siis muidugi sasin peas siin korralikult kätega ja ongi tehtud, et niimoodi ma hoian sellist pingevaba olekut. Ehk siis selline näo- ja peamassaaž lõdvestab lihaseid ja kaela, see lõdvestab lihaseid, siis aitab lahti saada peavaludest, aga siis mis ta siis teeb, tugevdab näolihaseid või? Esimene etapp tegelikult, kui nagu tahta hakata praktiseerima näojoogat, eks ju, ja üleüldse lihastega tegelema, siis me kohe ei hakka neid treenima, et me kõigepealt neid ikkagi lõdvestame. Et see lõdvestus võiks olla alati, see on kehalihastega täpselt samamoodi on ju või kerelihastega. Et esimene etapp ongi lõdvestamine. Ja kui me räägime näiteks kas või kortsudest on ju miimilistest kortsudest, et kui muidu siis, kes siis käivad süstimas, lasevad a la botoxit või mingisugust muud sarnast, eks ju, siis läbi selle siis nemad
kes siis süstivad, eks ju, läbi selle siis see lihas nagu lõdveneb ära või nii-öelda see pinge siis kaob ära, eks ju. Aga meie siis nagu Kairi siin ka näitas, et sa mudidki kõik need piirkonnad läbi, muidugi oleks hea teada, kus sul need lihased asuvad, eks ju, aga neid pilte saab igalt poolt kas või internetist, kui tahta nagu alustada ise. Et meie siis kasutamegi näojoogas siis neid manuaalseid võtteid, oma näpud, oma käed on kõige kallimad tööriistad. Maarjani ja Kairiga räägime kohe edasi, et kuidas siis ikkagi on selle näo võimlemisega, kas aitab meil nägu rohkem toonusesse saada ja siledamaks, aga me tahame tänada vahepeal Ecoshit. Ecosh on juba olnud meie pikaaegne partner, kes aitab selle podcasti teieni tuua. Ja Ecosh on pannud siis siia episoodi nimelt hyaluroon sünergia kapsli. Me oleme kindlasti kuulnud ja teie olete kuulnud ja meie Kaidiga oleme kuulnud, et hyaluroonhappe on hästi paljudes kosmeetikatoodetes ja just nimelt niisutamise eesmärgil. Aga Ecosh ütleb, et ka hyaluroon kapslina sisse võttes on samamoodi niisutus ka seespidiselt, nii et alati seisame selle eest, et ilu tuleb seest välja, et me tegeleme ka oma sisemusega, nii et siis hyaluroon sünergia on väga-väga hea selleks. Ja kui sa lähed Ecoshi kodulehel nende e-poodi, siis on kõik täishinnaga tooted sulle 20% soodsamad, kui sa sisestad koodi 100-20. Ja nüüd jätkame Kairi ja Maarjaniga. Kui ma vaidlen sõbrannadega, kes ütlevad, et ei ole nagu kasu sellest näo võimlemisest, sest niikuinii su nahk või siis see nägu vajub alla, et neid aga kuidas siis tegelikult ikkagi nagu on? Kuidas see gravitatsioon ikkagi mõjutab meie naha ja kas seda siis ikkagi on võimalik selle näo võimlemisega siis kuidagi ma seda näokuju muuta ka vanemas eas? Sa ei saa kindlasti oma loomu pärast näokuju muuta. Ei, mitte seda, ma mõtlen seda neid bulldogi või need võski, mis alla vajuvad. Kindlasti see on teatud määral võimalik, seda ma muidugi ütlen alati väga otse, et ja õnneks muidugi minu juurde ka jõuan, et naised, kes 50-selt loodavad välja näha 25. Ma arvan, et nemad on nagu teistes kohtades käivad. Ja mulle meeldib viimasel ajal just öeldagi nagu laiemalt, et see on nagu lihaste hooldus. Et tegelikult näolihaste lõdvestamine ja tugevdamine, treenimine käib käsikäes. Et sa teed tegelikult neid nii-öelda mõlemaid, eks ju, selleks, et see lihas püsiks tugev, elastne ja see on see, mis, kui me räägime miimilistest kortsudest, siis tõesti see lõdvestamine on esimene asi ja kõige olulisem, kui sa tahad lahti saada või siis siluda oma otsaesise jooni näiteks või kulmuvahekortsu, eks ju, mis minul on ka kunagi väga, väga sügavad ikkagi olnud ka juba enne, ma arvan, 24-5 juba nägin, eks ju. Siis seal on nagu see lõdvestamine kõigepealt, aga oluline on ikkagi hakata mingil hetkel seda lihast ka tugevdama, et siis ta paneb ka sellele pingele paremini vastu ja tugev lihas, nagu ma rääkisin, ongi see, mis tegelikult aitab meil nägu üleval hoida. Et ma ei tea, võib-olla te olete ka pannud tähele, et on naisi, kes kogu aeg käivad kulmud püsti, on ju. Sellepärast, aga mille pärast sa hoiad püsti? Ma ei tea, mul on eluaeg niimoodi olnud, et ma kogu aeg, see miimika, eks sellepärast mul ongi selle otsa ees need vaod ka. Okei, see on teine asi. Korra segan, Kairi näitas mulle on ju, et tee seda harjutust, et pane käsi siia otsa ette, nagu hoiad seda otsa eesist paigal ja nüüd lihtsalt tee siis silmad suureks. See on väga raske. On ju. Ja ma olen paar korda isegi õnnestunud, sa tunned, et silmad on hoopis mingid teised lihased, mis siis tööle hakkavad. Okei, räägi edasi. Et sina ütlesid, et sa ei tea, et sul on lihtsalt aktiivne otsmikumiimika. See on väga paljudel. Aga mida nagu naised veel osad, kes hoiavad niimoodi kulme üleval, on sellepärast, et nad märkavad mingil hetkel, kuidas neil ülalaud hakkavad silmade peale vajuma ja selleks, et need ülalaud ei oleks silmade peal, siis nad tõstavad kulme kogu aeg. Ja miks need laud sul hakkavad silmade peale vajuma? Ongi see, et otsmikulihas, kulmupiirkonna lihased, silmasõõrlihas ja siis antud juhul ülemine osa, kui me räägime ülalaugudest, need kaotavad aja jooksul oma toonuse, eks. Tugevus kaob ära ja sul hakkabki gravitatsioon rohkem mõju avaldama, ehk et kõik hakkab sul silmade peale vajuma. Ja selleks, et sa saaksid nii-öelda hoida siis oma ülalauge sellisena, nagu nad sul anatoomiliselt on, eks ju, siis ongi vaja lihaseid hoida tugevana, et tugev lihas hoiab ise sinu laugu üleval. Sul ei ole vaja hoida kulme püsti niimoodi. Et see ongi see. Kas ja see kehtib kogu näo puhul ja kaela puhul ja lõuajoone puhul, täpselt samamoodi. Mina olen kohe 55, on ju, kas siis 55-selt, 60-selt, et kui nüüd hakata treenima, et kas siis on võimalik nendest miimikajoontest lahti saada ja ka, et neid
noh, okei, mul on ka need alla vajunud laud, aga need on kogu aeg olnud mul, on ju. sul ongi rasked laud, eks ju, see ongi sinu eripära, minul on ka tegelikult. aga kas seda siis on võimalik nagu treenida nüüd, et nad ei vajuks rohkem alla? ja kindlasti, seda on kindlasti võimalik treenida, et nad ei vajuks sul rohkem alla ja mina enda puhul saan öelda ka seda, ma olen ka isegi kunagi käinud ka ülalaugude oli kunagi mõte, et kui ma saan 40, siis ma lasen omale ülalauopi teha, sest minul on ka loomupäraselt rasked laud. Ja ma käisin isegi kirurgi konsultatsioonil ja tema ütles ka, Maarjan, vara veel, et ära veel tule. Ja mul ei olnud vist mingit kortse siin ka, et ta ütles, et hea meelega nagu need õmblused kuidagi, noh, et kui on siin veel kortsed, muidu ainult see üks õmblus paistab välja, on ju, et ära veel tule ja ma väga nõustusin sellega, ma nagu usaldasin, mida arst ütleb, on ju. Ja siis oligi see, et tegelikult pärast seda mingil hetkel ma hakkasingi näoga tegelema, ma olen ju nüüd täna 5,5 aastat äkki praktiseerinud ise ja minu laud on tõusnud nii palju, et mul ei ole mingit nagu isegi mõtet täna, et ma tahaks minna opile. Minul on nende silmalaugudega täiesti reaalne kogemus, sest nii minu emal kunagi isegi tõsteti seda silmalaugu, sest temal oli ka nagu loomupäraselt see vajumine ja mu isal on samamoodi. Ja ma mäletan, kui ma olin umbes 45 või umbes nii, siis ma mõtlesin ka, et oi, et mul oli natuke raske periood vahepeal lapse haiguse tõttu ja noh, ma olin tohutult väsinud ja nägu oli tõesti täiesti nagu hall ja kõik rippus põhimõtteliselt. Ja siis ma ütlesin ka abikaasale, et äkki ma peaks ka tegema selle korrigeeriva lõikuse, et mu emal on need nüüd siiamaani nii hästi püsinud, et noh, et kuna mul emal ja isal need on, et ilmselt need mul ka on. Ja minu abikaasa ütles, et ei, et sa ei lähe ühelegi lõikuse, siis ma mõtlesin, oppikene, mis ma siis teen. Ja siis ma hakkasin ise nagu ka mudima ja tegema oma harjutusi ja hakkasin kasutama neid spetsiaalseid, ma juba aastaid kasutasin, aga vahepeal jälle ei tunarus need massaažiprillid, mis nagu sügav soojendavad ja masseerivad selle õhksujus ja minul ei ole nad hakanud üldse vajuma alla, sest et mul ei nii suur hirm, et noh, ma ise kardan ka igasuguse nõeluoperatsiooni, nii et minust ei saa kunagi botoksi klienti, sest ma hoian nii eemale kõikest nõeldes, kus võimalik. Aga tõesti on võimalik hoida siis sellega, et nad ei hakkagi vajuma. Me praegult oleme rääkinud ainult sellest lihastreeningust ja lõdvestamise mõjust, eks ju. Aga seal on nagu muud asjad veel ka, eks ju, et sa ütlesid ka, et kortsudest, kas sul on võimalik oma, noh, ma ei tea, mis kortse sa tahad seal vähendada, eks ju? Ei, noh, mis mul on, et vaad on siin otsa ees, on ju, ja siis on kaela peal, on ju. Ja nüüd ma avastasin, et siin suu juures on aga noh, nendest mul on suva. et üks asi on see lihaste nagu hooldus, nii lõdvestamine kui tugevdamine, aga mis on nagu mega oluline, on ikkagi ka harjumused. Et meil on elu jooksul harjumusi, mida me oleme omandanud ja mida me igapäevaselt teame või teeme, ilma, et me kuidagi mõtleks selle peale, et need võivad meile näole siis mingisuguse jälje jätta. Ma räägiks miimikast tegelikult, et mul on korduvalt ka öeldud seda, et aga et see on ju minu, noh, et see on ju minu emotsioonid, on ju, mida ma välja näitan ja siis, noh, mida ju hästi palju ka öeldakse, et mul ei ole kortsude vastu, ma tahan öelda ka mitte midagi, et kui nad tulevad, siis see on nagu väga tore, mulle väga meeldib vaadata, kuidas nägu ajas muutub tegelikult ja teisi ka, see on minust nagu väga okei. Või et minu nägu peegeldab minu emotsioone, aga mina ikkagi ütlen, et see on ainult pool tõde, selles mõttes, et ma arvan, et alati, Kaidi, kui sina oma kulme tõstad, siis sa alati ei imesta tegelikult. Ei imestagi, no see käib nii automaatselt, ma võin lugeda midagi. Ja see ongi see sinu lihasmälu lihtsalt selline, et sa kogu aeg kontrollimatult 100 kordi päevas isegi võib-olla tõstad seda otsmikku, eks ju. Ja teine asi, mida ma olen märganud ja ma arvan, mis on väga paljudel naistel, kui sa loed kas või teelefonis või paberit midagi, siis võt, kus see kurjuse kord siis tekib. No mina olen see kõva kortsutaja kunagi olnud, eks ju. Või suud niimoodi pruntis. Või suud oled pruntis, et ma alati ütlen seda, et kui teil on midagi, mille üle imestada, jumala eest, kortsutage seda otsmikku, et see ei tähenda seda, et kui me hakkame näojogat praktiseerima või oma miimikat korrigeerima, et me oleme nagu mingisugused kivinäod, ei, absoluutselt mitte. Aga selle osaga miimikast, mis on tegelikult see üleliigne miimika ja mille taga sul tegelikult ei ole emotsiooni, siis sellega võiks tegeleda.
nagu refleksis nii-öelda lihtsalt automaatne. Et sa hakkad ära tabama neid hetki, mina alati soovitan, ma ei tea, kas sina vist väga arvuti taga ei tööta, sina ka ei tööta. Ma nüüd ülikooli tõttu olen jälle väga palju arvutis. Et ainus asi tegelikult, mida sa näoga praktiseerimiseks vajad, ongi peegel. Ja ma väga, päriselt ka alati kursustel soovitan naistele, et ostke selline jala peal peegel, väike peegel, pange kuvari kõrvale, lihtsalt silmanurgast vaadake, mis nägusid te teete nagu selle aja jooksul. Eriti sina, kui vaatad saateid läbi ja lõikad, sa ju ilmselt elad kaasa sellele, mis sa näed seal. Jaa, elan kaasa telesaateid, monteerin ju päevade kaupa. See on küll hea nii. Sest et sa teed nii automaatselt, sa tõenäoliselt, kui sa teed, tõstad näiteks kulmani, sa üldse ei pane tähele seda, aga niimoodi sa hakkad vaikselt märkama, millal sa neid ilmeid teed. Sa nii-öelda hakkad vaikselt korrigeerima neid hetki, on. Mina ka näiteks, mul kunagi, see on nagu juba hästi meeles, et mul mees ju ka teab, eks ju, et mulle need kulmuvahekortsud ei meeldinud, mis mul kunagi nagu hästi sügavad olid, on ju, praegu ikkagi loomulikult mingid väiksed jooned on, aga see on nagu hoopis nagu kardinaalselt midagi muud, mis kunagi. Ja siis ma mäletan seda, et siis ta nagu õhtu vaatame telekat, on ju, olen seal telekas ja siis ta silus mul niimoodi. Mul teeb ka abikaasa seda, ta ka niimoodi, et ära tee seda, ja mul on see harjumus täitsa ära läinud, sest ta kogu aeg tuleb niimoodi, kuule. Minu mees ei tee seda. No, aga sa pead paluma. Aga kuidas sina nendest endal siis lahti said? Kas süstiga või ikkagi? Mina olengi, süstid olid nagu kohutav kogemus minu jaoks ja ma kunagi pole tahtnud süste teha, aga olude sund. Ja tegingi, sest et täpselt samamoodi, et mingil hetkel nagu need hakkavad nii häirima, et selles mõttes ma täiesti mõistan kõiki naisi, kes mingil hetkel lähevad mingeid ilusüste tegema, sest et kui ma üldiselt olen oma näoga nagu ikkagi rahul olnud, eks ju, siis olid need ülalaud, eks ju, ja siis need kurjuse kortsud. Ja ma olen ju erialalt kosmeetik ja mul on ju harjumus ka oma nahka hooldada, eks ju, ja kunagi sai käidud, ma arvan, et see tuleb täna väga kasuks ikkagi, on ju, aga jah, ma juba aastaid enam ei tööta, et kosmeetikuna siis, et ma ju olen õppinud oma näo eest hoolitsema juba noorest peast, on ju, ja kreemitad ja sa näed, et mitte midagi ei muutu, eks ju, et selles mõttes need jooned ei lähe siledamaks mitte kuidagi. Ja ma saan aru, et ma kortsutan kulmu ja ma ei tule selle peale ise, kunagi siis enne, ei tulnud selle peale, et see miimika, et ma võiksin saada seda miimikat korrigeerida. Sest et see tundus nagu midagi sellist, mis sul on ja et seda ei saa teha. Aga kui ma läksin siis sinna Fumiko näoga treenerite kursusele, kohe kui ma nagu teada sain, et selline asi on olemas, ma nagu tundsin, et see on nagu midagi mulle, sest mulle on alati meeldinud sellised loomulikud tehnikad, loomulikud viisid. Ja vot tema ütles, et üks osa siis selles praktikas, kuidas sa saad omal neid jooni siluda, on miimika korrigeerimine. Ja nii ongi, eks ju, ikka ma täna kortsutan ka aeg-ajalt kulmu, ka ikkagi teen miimikat, mul lihased ikkagi töötavad, on ju. Kuidas siis on ikkagi, vaatan seda telefoni, olen ja loen seda siin nagu siukse poker face'ina või? Sul on lihtsalt lõdvestunud nägu, sa ei pea nagu ei ole üldse miimikat nagu siis näos või? Ei, mina tunnen hästi palju, kui ma praegu kuulen, siis ma vaatan sul ka hästi silmad, aga minul on ka see silmades nagu. No mis mul siis on, ei ole silmades ära või? Ei, säravad küll, aga sa ilmselt siis lisad selle kulmu nagu ka sinna nii nagu juurde, et aga sa ei pea nagu, et sa võid lihtsalt nagu silmadega reageerida, et kas naeratad või imestad või, et teeks kui imestad, siis ma teengi suuremaid silmi lihtsalt. Mina teen suuremaid silmi, siis mu otsaesine ka liigub, aga sina teed suuremaid silmi, siis sinu otsaesine ei liigu. Aga sellepärast ongi see harjutus, mis ma näitasin. Just see silma, et sa nagu suurendad silmi ilma, et sa otsaasist teed. See võtab aega. See võtab aega, see on väga raske. Proovige, pange siia käsi otsa ette ja siis lihtsalt silmi tehke suuremaks, ikka tuleb see otsaesine, tahab kaasa tulla. Sa pead leidma nagu need silmalihased ülesse. Mina enda puhul näen ka seda, et kui mul kipub nagu üks kulm tõusma, kui ma räägin emotsionaalselt. Ja mida ma soovitan sul ka näiteks Kaidi proovida, on see, et kui sa näiteks siis ka rääkides tõstad kulme, ma nüüd praegult niimoodi isegi enam ei mäleta, tõenäoliselt ikka tõstad, aga mine peegli ette ja hakka seal rääkima ja siis
püüa oma otsmikku kontrollida. Mul korraks tekkis mõte, et vaata, kui on, võib-olla ei tule üksinda rääkides, aga kui telefoniga räägid, vaata, sulle meeldib telefoniga rääkida, räägi telefoniga peegli ees. Jah, et sa väljendad nagu päris emotsioone, reageerid päriselt ja siis vaata, kuidas sa kuule, see on hea mõte. See on väga hea mõte. See on hea mõte, tõesti. Aga Kairi, kui kaua võtab aega, kui inimene otsustab hakata tegema, on ju, see on ikkagi tundub nagu pikk protsess, süstid, et laksti ära, on ju, aga nüüd, kui ma mõtlen, et ma nüüd hakkan siis tegema seda näojoogat, no see on ikkagi nagu pikk protsess ja seda peab ilmselt tegema iga päev. Mulle meeldibki seda näojooga meetodit või siis seda kogu näojoogandust võtta ja võrrelda 3 jalaga taburetiga. Ja need 3 jalga peavad kõik ilusti maas olema. Et üks on siis lihaste treenimine, kus sa teed neid imelikke näogrimasse, keel väljas ja huuled pruntis, siis teine on näolõdvestus ja lihaste venitus, et minul meeldib seda teha manuaalselt, ehk siis nagu ma ütlesin, kätega venitan ja lõdvestan ja siis 3. ongi see miimika. Et see miimikaga alguses läheb pikemalt aega, ütleme selline 3 kuud, kus ma pidin endale kogu aeg ütlema, Kairi, ära tee, täpselt samamoodi, peegel igal pool, kui olen telefonis, siis vahepeal panen selle kaamera tööle, vaatad, et ongi raamatut lugedes, arvuti taga olles, telefonis olles, ei tohi seda pead siia alla nüüd niimoodi suruda, vaid proovigi hoida ennast sirgemalt, et see on kaelale kindlasti väga hea, et see on see miimika korrigeerimine, väiksemad asjad on hambapesu, et sa ei tee ka mingit grimasse seal hambaid pestes, vaid lihtsalt lased selle suu alla, kõik need sellised väikesed asjad. Ja ongi nii, et 3 kuud sai läbi, mina sain oma otsaesise enam-vähem liikumatuks, et ma suutsingi nende erinevate näojooga harjutustega siis viia oma aju nii kaugele, et miimika asemel ma ei kasuta otsaesist, vaid kasutangi silmalihaseid, et aju nagu justkui tahab, et midagi näos liiguks, kui sa räägid, et siis liigutadagi oma silmi. Et sellega läks mul 3 kuud ja nüüd, kui keegi küsib mu käest, et kui tihti sa näojoogat teed, siis ma võingi öelda, et ma teen seda kogu aeg, sellepärast, et ma ei liiguta enam oma otsaesist, vaid liigutangi silmi ja see juba ongi selline 3. tabureti jalg, et tihtipeale ongi ju niimoodi, et istutakse kas selle 1 või 2 jala peal, et on kas siis ainult treening või on ainult lõdvestamine või on treening ja lõdvestamine, aga selle tabureti peal ongi natukene ebamugav istuda ja siis lõpuks see taburet visatakse ära, võetakse tool ja öeldakse, et see ei sobinud mulle. Aga võt see 3. jalg, see miimika korrigeerimine, see on see alguses kõige ebameeldivam, sest seda pead kogu aeg meelde tuletama, sul peab kogu aeg see peegel olema, kus sa vaatad, et sa oled nii kaua ju seda miimikat kasutanud ja nüüd äkki öelda, et sa ei tohi seda kasutada, muidugi see võtab aega ja sa vahest ei saagi aru, et sa seda kasutad, siis ongi hea peeglisse vaadata, ahah, niimoodi ma kasutan, siis on selline tunne mul ja kui ma seda ei kasuta, võt siis on selline tunne ja pluss siis tegelikult on ju ka neid naisi ja mehi, kes kasutavad oma miimikat öösel magades, et nad ärkavad selle peale ülesse, et nad kortsutavad oma otsaesist, et nad hoiavad oma huuli niimoodi pruntis no kuidagi. Aga seda sa ei saa kontrollida ju. Seda sa ei saa kontrollida, aga selleks on omad meetodid, selleks on enne magama minetud lõdvestus ja iluteibid või siis need silikoonist sellised teibikesed, lõdvestad ennem lihased ära, paned ööseks sinna pupsti selle siia, ta natukene aitab seda lihast hoida oma koha peal, et sa ei kasutaks seda miimikat kogu aeg ja 2-3 päevaga tõesti ei ole midagi nagu teha, siis ei muutu midagi, aga järjepidevalt niimoodi tehes, su aju harjub sellega ära ja vot siit tulebki see mõnus selline avastus, et näed, töötab ju. Aga neid harjutusi, sa tahtsid, sa käisid Marioni juures alguses, on ju,
kui tihti sa neid harjutusi siis tegid, ikkagi iga päev? Jah, iga õhtu oligi põhiline oli see, sest minul olid otsa ees ka sellised korralikud vaod. Aga sul oligi neid vagusid, sa käisid, et muud ei olnud sul viga, ma saan aru, jah? Noh, ikka sellist tahaksid tõsta ja et need sellised väiksed asjad ikka, aga et otsaesine, ma võtsin nagu eesmärgiks üks asi korraga, et siis oligi minu jaoks otsaesine kõige esimene sirgeks saada. Et siis oligi Marioni harjutustes meeldiski mulle kõige rohkem otsaesise lõdvestus ja siis see harjutus ja see siis, ma siis lihtsalt ütlen, et see on see, kus sa paned käe otsa ette. Jah, käe otsa ette, teen silmad pärani lahti, nii kaua teen, kuni ma suudan selle otsa eest käe ära võtta ja otsaesine püsib oma koha peal. Kui ta ei püsi oma koha peal, siis pane näpud sinna kohta, kus ta veel ei püsi, vaikselt samm-sammu haaval õpetada oma otsaesise ümber. Et selle harjutuse siis võtsin ka endale igapäevaseks ja noh, nii nagu ma ütlesin, siis migreenide vastu aitab see kogu see näo ja kaela ja õla lõdvestus, mida ma ka teen. Iga päev ma enam ei viitsi teha, mõtlen kohe, aga ma teen neid päris tihti, see ei võta minult aega. Autosõidu ajal meeldib mulle teha erinevad harjutusi. Kas sa roolist ei pea kinni hoidma? Ei, siis ma teen neid igasuguseid suu puristamise ja selliseid keeleharjutusi. Aga Marion, kui nüüd selline minusugune naine on ju, kellel on siis kaela peal voldid ja kurjuse korts ja siis on veel siin suu juures ja siis on veel need otsaesised. Ma korraks ikka ei korrigeerin. See ei ole, Kaidi, sul kurjuse korts. Sul on lihtsalt, see on su mõtlikkuse korts, sest sa ei ole üldse kuri inimene. Ei, seda ma tean, mõtlikkuse. Mina ütleks mõtlikkuse. Ma tean, aga ma kogu aeg mõtlen, te kõik räägite kurjuse korts, ise mõtlen, appi, te olete helgemad inimesed, keda ma tean. Et see on pigem see mõtliku korts. Oi, aga aitäh sulle, Britt. Aga ikkagi, kui ma nüüd, no ütleme, Britt ju tegelikult meie kõige esimeses episoodis rääkis sellest harjutusesse O, U, X on ju. Ausõna, kuigi ma olen seda siin podcastis 2 korda lubanud, ma ei ole seda ikkagi teinud nii, et ma teeks seda iga päev. Ma teen vahepeal, tuleb jälle meelde. Nüüd on Kaidi, on üks näojoogatreener on ju, ma vaatasin tema kursust kaela kohta ja ta oli ka see harjutus seal sees. Ma küll mõtlesin, et nüüd ma teen 3 nädalat iga päev. No ikkagi ma ei tee, on ju. Kui ma nüüd hakkaksin tegema, kas see on ikkagi nii, et kui sa tahad tulemust näha, sa pead tegema on ju iga päev, et kui sa teed nüüd teen ja nüüd ei tee, või kuidas sellega siis nüüd on? Ja kui ma teen iga päev, kui kaua siis läheb aega, et ma näen tulemust? Ma tahaksin kutsuda enda kursusele selles mõttes, et noh, vaata, me oleme tegelikult rääkinud, et justkui nagu päris palju asju, mida on vaja teha, on ju. Et kõik need lõdvestused ja treenimised ja miimika, korrigeerimised ja mõni mõtleb, et jeerum, nagu ma never ei viitsi tegeleda mingisuguse asjaga. Aga lihtsalt ma saan rääkida nagu enda kursuse baasil, mida ma olen kokku pannud, et tõesti see päevane siis nagu aeg, mida sa võtad enda jaoks, mis toob siis lõpuks ka sulle säravama, pringima, siledama naha, ka sinu eas kindlasti sa ei ole nagu mingi vana inimene, ta mõjub kõigile. Lihtsalt seda ma saan öelda, et noorematel üldiselt tulevad tulemused kiiremini kui ealiselt vanematel. Lihtsalt see on see kogemus, mida nüüd mina saan öelda oma 5-aastase treeneri karjääri jooksul, eks ju. See on lihtsalt bioloogia, eks ju. Jah, just nimelt, aga mina näiteks oma kursuse, mis mul on põhikursus nagu pringiks ja siledaks kursus, ma olen selle kursuse kokku pannud niimoodi, et mingil päeval sa teed täpselt neid lõdvestusi, mida Kairi kirjeldas, mitte ainult nägu, see on ikkagi see tervik, eks ju. Siis ühel päeval sa teed, äkki mul seal, ma mõtlen nädala kavas, kas äkki 3 korral nädalas sa teed tegelikult näo ja kaela nagu lihastoonustust, vaid harjutusi ja venitusi. Ja siis mina olen veel oma kursustesse ja alati õpetan ka näomassaaži just tulenevalt oma sellest erialasest õppest kunagi, eks ju. Ja et sa tegelikult ei tegele nagu kogu aeg, noh, selles mõttes hea, et sa automaatselt oma miimikat vaikselt jälgid, on ju, oma rühti jälgid, rüht on ka ülioluline, sa rääkisid kaelast, see on tõesti väga tähtis, rüht päriselt nagu mõjutab lõuajoone väljanägemist ja kaela väljanägemist, et lihtsalt
ma olen tegelikult ka laisk inimene, selles mõttes, et ma ei viitsi igasuguseid asju teha nüüd, et mul on üks päev mingid kupud, siis mul on teibid, siis mul on jälle mingid iluvidinad, on ju. Et ma tahtsin sellist nagu, et ma tahaks nagu minimaalse ajaga saada maksimaalselt nagu kasu. Ja vot see on see täpselt see kursus tegelikult, mida ma naistele soovitan, miks mitte ka meestele, et sul on lihtsalt seal kõik olemas, videod, pikkusega, eks ju, seal 12, maks vist 1 võib-olla või 2 on 15 minutit ja see on kõik tegelikult, mida sa igapäevaselt nagu peaksid tegema. Aga loomulikult, ükskõik, milles sa tahad nagu saada paremaks, saada tulemust, siis järjepidevus on see võti. Aga tegelikult sa pead ka süstimas käima järjepidevalt, et see ei ole nii, et kui ma tegelen näojoogaga, siis seda pean tegema järjepidevalt, sa pead süstima samamoodi järjepidevalt, on ju. Aga mis võtta Kaidi, mida ta rääkis ka, mis mulle hästi meeldis see nipp, sest tegelikult tänapäeval meil on ju kõigil need nutikaelad, sest su pea on kogu aeg allapoole, on ju. Mis on nagu, seda ma tõesti tuletan endale vahepeal meelde ka, sest ta ütleb, et kui sul muidu ei seisa meeles see, et hoia oma kael sirge on ju pea püsti, et siis mõtle, et sul on printsessi kroon peas ja kui see ka ei aita, siis minu osta see mingi 3-eurone kroon on ju ja pane pähe. See on väga hea soovitus. Ringi kroon peas kogu aeg. Aga mis ta rääkis ka seal, mida te siin enne rääkisite ka, et on kõik see lihaste lõdvestamine, see masseerimine ja see mudimine. Aga kuidas siis ikkagi on, et kas enne tuleb siis, kui ma hakkan nii-öelda külmalt lendan peale, hakkan harjutusi tegema, kas ma siis võin endale hoopis liiga teha, et ma peaks enne siis hoopis masseerima ja mudima kõik ära või kuidas sellega on? Kui sa teed näiteks, alustad seal lihase trenniga, eks ju, siis sa teed ära sellised, sa nagu äratad lihased ülesse, mis tegelikult nüüd on ka puhas grimass, on ju, et sa teed seal oma otsmikuga, kulmuvahega, eks ju, sa paned lihtsalt lihased tööle, samamoodi suuga saad teha erinevaid, kas või see sama, mida sina vist kunagi see on ju, jällegi sa paned juba siit näo nagu, ütleme siis selle osa lihased tööle ja siis sa lähed neid harjutusi tegema. Ja mina siis oma videotes olen teinud niimoodi, et sa teed selle lihaste tugevdamise harjutuse ära ja siis sa teed kohe sinna lõppu venituse juurde. Aga kas ma võin ka siis teha lihtsalt, kreemitan ennast ära, on ju, ja siis teen seal peegli ees need harjutused? Ikka, ja muidugi. Mu õde on ka, vaata, aga temal tõesti on mõjunud, tal on ilus kael, on ju, ja ka tema on kuskilt YouTube'ist on ju vaadanud, see oli siis nende järgi teeb. Aga kas inimesed, kui nad otsivad ise ja teevad siis ise, on ju, et kas võib endale ka liiga teha või sa teed valesti midagi ja hoopis tuleb vastupidine tulemus, kas see on ka võimalik? Ja kindlasti võib valesti teha. Jah, ütleme nii, et näiteks, mida ma hästi palju näen, et kui me õpime harjutusi, mis siis tugevdavad põsepiirkonna lihaseid, kas või näiteks neid lihaseid, mis aitavad siis suunurki tõsta, on ju, siis siia suunurka tuleb juba kaela-nahalihas tegelikult välja, mis on nagu ülioluline lihas ka, eks ju, siis mida tihtipeale tehakse, et kui sa pead seal näiteks, ütleme, ma näitan lihtsalt, on ju, tõstma suunurki, siis hästi tihti tehakse sellist asja, et sa võid iseenesest seda kaelanahaliast ju ka aktiveerida, aga ideaalne on tegelikult see, et kui sul on harjutus põskedele, põsepiirkonna lihastele, siis sa aktiveerid need lihased, eks ju. Ja hea oleks ikkagi neid mitte aktiveerida, siin on teised harjutused. Oota, aga siis kui ma teen seda O, U, X, siis need ju aktiveeruvad ju. Ma teen valesti. O on otse, on otse üles ja küljepealsed vaata venitused samaaegselt, su U venitab siit ja X on see, mis pingutab. Aga sa teid ju neid otse ja siis oli külje peale kõike 3 tähte ju? Ei, algul teed ühe O teed otse ja U läheb üles. No seda küll jah, aga mõtlen sa, nii O on otse, O, ja U, ja suuga sa venitadki siit. X. Ja siis X sa pingutad. See ongi lihtsalt selline harjutus ja ma arvan, et seal ongi täpselt okei, eks ju, kui sa seda kaelanahalihast ka aktiveerid, aga et kindlasti võib valesti teha ja sa võid seal mingitesse lihastesse tekitada liigselt seda ülepinget tegelikult, mida ei oleks. Ja siis vajub hoopis rohkem ära. Jaa, võib olla nii küll, jah. Ja tegelikult paljud alustavad, vaatavad kuskilt sotsiaalmeediast või YouTube'ist ja selles mõttes nagu tutvumiseks ju täiesti okei, aga mida ma jälle nagu tagasisidena saan öelda, ongi see, et inimesed tegelikult nagu lõpuks nad ei saa aru, mida nad teevad, siis tekibki see kahtlus, kas ma teen õigesti ja siis nad tulevad tegelikult nagu juhendaja juurde. Sul on näojooga tehnika ja see jooga kui selline on ju täiesti konkreetne termin vaimsele praktikale, kus on siis keha pandud vaimu
nii-öelda teenistusse, kui ma seda eesti keeles nii-öelda ütleksin. Ja keha on siis nii-öelda see, mis aitab nagu vaimu tugevdada, see on joogatehnika eesmärk, eks ju, ta on puhas vaimne tehnika. Inimesed, kellele nüüd see jooga tekitab võõristust, kas sellel näotehnikal on üldse mingit seost vaimse praktikaga, et kas ütleme, kas see näojooga tähendabki seda, et see ongi jooga, et kes ütleme seda vaimset poolt ei soovis, nad peaksid otsima näovõimlemist, et mitte näojoogat, et kellele see vaimne pool ei sobi mingil põhjusel. See on väga hea, et sa seda joogat niimoodi lahti seletasid, ma ei tea ka nii täpselt seda jooga definitsiooni, klassikalise jooga definitsiooni, aga lihtsalt, mida ma tahaksin sinna juurde tuua või kuidas siis seda vaimset poolt selgitada, on tegelikult selle näojooga siis, on ju, nagu laiem mõju. Ja tegelikult, mida me näeme ja mida mina ka iseendas olen saavutanud ja vaata sinuga me ka rääkisime, et see peeglisse vaatamine, mitte see, et ma nagu jooksu pealt teen neid harjutusi, et ma päriselt, ja mina seda ka naistele järjest rohkem soovitan, ma tean, kõik ütlevad, et mul on nii kiire, aga see ongi valikute küsimus alati. Aga mida mina endas olen tundnud, kuidas see mulle mõjub, ongi see, et ma istun peegli ette, ma vaatan peeglist, mulle meeldib neid harjutusi peeglist teha, kui ma teen näiteks trenni, ma hommikul teen alasti trenni, peegli ees, sest mulle meeldib ennast vaadata ja juba ainuüksi see enda vaatamine ja iseendaga tegelemine samaaegselt, vot see on see, mis tegelikult sulle aitab iseendaga paremini sõbraks saada, iseennast rohkem armastama panna ja ma ütleks, et see on nagu see laiem mõju. Aga jooga otseselt on seotud budismiga. Et kas näojoogal on ka siis mingi seos, sest iseendasse vaatamine, see ei ole otseselt jooga, eks ju. Ja ma lihtsalt üritan nagu selgitada just, et inimesed, sest minul tekib kohe automaatne seos joogaga. Ta on idamaine praktika, ta on seotud vaimse, eks ju, meditatsiooni ja erinevate tasandite praktikatega, mis on seotud otseselt budismiga. Et kas sellel näojoogal, mida sina praktiseerid, on siis sidusus budismiga, lihtsalt, et inimesed teaksid, sest et iseendasse vaatamine ei ole seotud joogaga. See ei ole nagu teadlik meditatsioon, et kindlasti mingil määral see võib meditatsioonina mõjuda, kui sa seal endaga tegeled, aga võib-olla see siis on rohkem nagu see enda vaatamine. Mina ei ole selline vaimsete praktikate harrastaja, et ma nagu seal ei oska väga sellega nagu selles osas kaasa rääkida. Ehk siis tegelikult, ütleme, lihtsale inimesele sa teed lihtsalt näovõimlemist, ja sellist iseendaga tegelemist, iseenda väärtustamist, et siin ei ole nagu idamaiste tehnikatega mingit pistmist, et inimene ei pea kartma, kes tahab sinu kursuse tulla, et seal tõesti läheb nendeks idamaisteks praktikateks ja küünlad ja viirukid põlevad, et ei pea seda, sest tegelikult see on tõsine probleem, sest väga paljud inimesed pelgavad neid joogas. Mina olen käinud joogas, seal küll viirukid ei põlenud. No mitte võib-olla alati, aga seal on ikkagi omad mingid rituaalid ja jooga on ikkagi, ta on väga selge vaimne praktika, eks ju. Ka need visuaalsed, ütleme, harjutused, mis sa teed, ma lihtsalt kunagi uurisin, sest põhjus on nimelt selles, et kuna mina olen pilatese tehnikameister ja kunagi, kui pilates nagu tuli nii-öelda üldmeediasse ja sai populaarseks ja kuna Joosep Pilates, kui ta oma tehnikat lõi, kõigepealt uuris inimese anatoomiat põhjalikult ja siis ta uuris ka kõiki tolleaegseid idamaiseid tehnikaid, tai chi, kõike, mis toona olid, et lihtsalt aru saada, samas ta uuris kiivalt, eks ju, loomade liikumist, et kuidas loomad, eks ju, ennast venitavad ja sirutavad. Aga tavameedias, ütleme, hakati kõrvutama pilatest joogaga. Ja kuna seal tõesti mingid harjutused, mingil määral sarnanevad, aga pilatesest on täitsa teisel eesmärgil, kui ütleme joogas. Ja siis ma olin ise väga hädas, sest ma ise ei ole samamoodi vaimsete nende idamaiste praktikatega mitte ühelgi viisil seotud ja pilatese tehnika on puhas füüsiline tehnika. Aga ma olin väga hädas sellega, sest kuna meedias teda kõrvutati jooga, pilates ja mingid need isegi need fusion ja kõik erinevad tehnikad, siis inimesed hakkasid pelgama pilatesse tulla, sest nad automaatselt arvasid, et see on seotud kuidagi ka nende idamaise praktikatega ja sellepärast ma võtan nagu sinused näojoogalt seda pinget maha, et tõesti, et kui sina, Marion, teed oma kursust, et inimesed ei pea pelgama, et seal on nagu see nii-öelda see idamaine. Sest nendel joogaharjutustel on tegelikult väga tugev sümboolika taga. Ja kuna ma ütlen selle sama probleemi tõttu, ma seda uurisin siis, et mis need joogad siis on ja et miks, mis seal see sarnasus on ja siis ma saingi teada, et seal on nendel igal füüsilisel harjutusel on nagu vaimse praktika nagu sümbol. Ehk siis isegi, kui sa teed, ütleme, spordiklubis tavalist joogat, mis sinu jaoks nagu justkui ei ole midagi, sa tegelikult kogu aeg võtad neid sümboleid.
ja see siis ühesõnaga, nii et noh, seal on tegelikult väga tõsine vaimsus taga. Et ja sellepärast siis ma nagu mõtlesin, et noh, et kas sul nagu päriselt praktiseerid ka joogat, eks ju, kas see tehnika on sellega seotud või ei ole, on ju. Et sealt tuli siis vist ei ole ikkagi. Siis vist ei ole, eks ju. Et siis, noh, et siis on inimestel vaata hea teada, et nad võivad julgelt pöörduda su poole, kes muidu võib-olla noh, ei tahaks. Et... Ma ühe asja võib-olla ütleks lihtsalt siia juurde, et kui ma kursuste läbiviimisega kunagi alustasin ja mul oli üks tore klient, kes ka lihtsalt tagasisidestas mulle, et ma vist tehti mingit artiklit näojoogast ajakirjandusse, küsiti mult kaastööd ja loomulikult ma hea meelega olin nõus ja siis kliendi tagasisidet ka ja siis ma pöördusin ühe toreda kliendi poole, kes noh, ka väga kiiresti sai tulemused, tal olid just seal lõuaaluse ja lõuajoonega mingid teemad ja palusin talt nagu seda, et kas ta oleks nõus enda nimega, eks ju, noh, alati nimi taga on ju nagu usutavam selles mõttes ka ja teate, ta ei olnud nõus ja teate, mille pärast või? Sest et kui ta läks oma sõpradele rääkima, et issand, ma käisin näoga kursustel, ma praktiseerin, see on nii äge, see on nagu päriselt annab tulemusi, siis inimesed, kes ta veel nagu rõhutas, kes olid väga haritud, mõtlesid, et ta tegeleb mingi uhuundusega. Täpselt. Jaa, aga ma ütleks, et ma arvan, et täna, noh, eks on ikka see, et ma arvan, et enamasti näojoogat ikkagi seostataksegi nagu harjutustega, on ju. Et sellepärast mina tahan alati ja ütlen alati ka seda, et näojooga treenerid, kes me kas või Eestis õpetame, me võime õpetada väga erinevaid asju tegelikult, et harjutused, noh, isegi mingil määral seal võib-olla kattuvad ja harjutusi õpetavad kõik ka, aga mida ikkagi on vähe, on seesama rühiteema või rühiteema kindlasti ka ja kõik see harjumuste teema kindlasti ka ja need kaudsemad lõdvestused ka, et mitte ainult me ei tegele näo ja kaelaga otseselt. Ja muideks mul tuli meelde, Rita Rätsepaga rääkisin, kes on ka olnud meie saates külaline. Ja vaat see sama asi, vaata kui sa ütlesid, et hommikul, eks ju, teha neid harjutusi, eks ju, et vaata see vastu ukse piita, vaat siit kohast see venitamine. Mina näiteks teen ka oma näoharjutused, siis ma venitan siit, et vaata need lihased, mis tõmbuvad kitsaks just arvuti taga istudes on ju. Või seleta kust sa tõmbad? Seda rinnakulihast. Et vaata, kui sa vaatad peaga ette arvuti taga, eks ju, või noh, mina ütlen ikka, et mul ei ole nutikaela, mul on nutikate inimeste kael, siis mina vaatan alla oma tööasendina, eks ju, õpetan pilatest ja noh, kipub ka siit see raskus tekkima ja nüüd, kui siit need rinnakulihased lühenevad ja õlad tulevad ette, sest su pearaskus, eks ju, vajub ette ja nüüd, kui sa venitad, ükskõik kas vastu kapi äärt või vastu ukse piita, venitad vaat siit kohast, ma ei saa praegu näidata, aga no hoia mul kätt kinni korraks, et nagu vastu seda ja võt venitan siit seda lihast, võt see aitab ka selle nuti kaelaga ja pluss neid kaelalihaseid. Kas sa tead, kus minul seda venitusharjutust õpetati või? No. Jõusaalis, treener. No, nii et igal pool on need samad ja Rita otsa ka, et tal on täitsa refleks, et ta kogu aeg, sest ta teeb ju ka, eks ju, tööd inimestega ja tihti arvutis, et kogu aeg niimoodi venitab neid refleksina vannitoas või kuskil. Mulle meeldib nii teha, et hommikul enne kui voodist välja tulen, siis lükkan pea ainult üle voodi ja siis ka venitan. See on ka üks mingi näojooga harjutus. Ja selline olles ja lükkan pea üle voodi ja siis ühelt poolt ja siis on ka hea neid kaelalihaseid treenida, hästi õrnalt tõstad. Mul õde teeb ka seda, et sa siis nagu viskad oma pea üle selle voodi ääre ja siis venitad ühele ja teisele poole. Ja siis tõstad, et treenida neid lihast. Aga Kairi, sa oled teipimise fänn, ma tean, ma olen ka näinud mingeid, mul on Facebook ette või mingi iluteipimine. Mis see iluteipimine on? Sa küll mainisid juba, et paned ööseks teibi otsa ette, aga mis see iluteipimine on? No see on ka selline lai mõiste, et minule meeldib iluteipimist teha siis niimoodi, et ma esialgu lõdvestan lihased, et kui sa paned pingesse lihase peale selle teibi, siis sellest on väga vähe abi, et ennem tuleb ikkagi lihased lõdvestada ja siis see teip justkui aitab, noh erinevaid teipimismeetodeid ja mõned on siis just lümfide jaoks, aga just need, mis aitavad sellist lõdvestust tuua, ongi need, kus sa lõdvestad näiteks otsaesise ära ja paned selle teibi siia peale. Üks asi on see, et ta tuletab sulle meelde, et ära liiguta seda lihast nüüd ja teine on see, et ta hoiab natukene seda lihast kinni, et just see, nagu Marion alguses rääkiski, et see lihase pidev liigutamine muudab selle lühemaks, et siis see teip justkui aitab sellel lihasel lõdvestuda, et ta läheks saavutaks tagasi oma esialgse pikkuse
ja see kord siis, ehk siis see nahk seal peal saab tagasi minna oma kohale, et nii palju on siis iluteipimine minu jaoks kasu toonud. Mõned panevad ka neid siia silma äärtesse, minule sinna ei meeldi panna, sellepärast et see nahk on niivõrd õrn ja tunnen, et see teeb pigem rohkem kahju kui kasu, siis oleks hea võtta kasutusse need silikoonist padjakesed, et kasutada neid ja no mis see siis teeb, siis silendab seda nahka kuidagi? Silendab ja teine näiteks selliseid silikoonpatju on hästi hea kasutada öösel, sest me öösel tegelikult magades tekitame ka endale päris palju kortse. Ühed ongi need siia silma alla ja teised on siia nina juure, pikki nina juurt ja nasola pealsed kortsus, siis mida me ütleme, et siis täpselt samamoodi paned kas siis silikonpadjakese, need on erineva kujuga, spetsiaalselt mõeldud ühele ja teisele näopiirkonnale, või siis need samad iluteibid, see on tavaline rull kineose teipi, kus sa siis saad lõigata enda näo ja enda näolihase, spetsiaale lihasele täpselt nii pika teibi, kui on vaja ja panedki ööseks peale, et kui sa magad küllili, et sa aitab justkui sellel kohal siledana püsida ja täpselt samamoodi on ka need, kes öösel siis oma pingeid välja elavad, kipuvad kortsutama oma otsaesist, et ka aitab hoida seda lihast oma koha peal. Nagu me alguses rääkisime, mina olen lihtsalt entusiast, olen leidnud enda jaoks sellised kerged, töötavad meetodid, mis mulle meeldivad. Vaata, sa ütlesid ka, et siia silma juurde sa ei taha seda teipi panna, eks, et võt üks asi, mis ma arvan, et hästi paljud vaatajad nagu ja kuulajad tahavad teada, vaata kui, eks ju, räägitakse ju igat pidi, et kuidas mudi oma nägu ja seda, kas on variant, sest kunagi ma mäletan ju räägiti seda, et ei tohi näonahka venitada, et see venib välja, on ju, et umbes, et vaata need näpistamised, et oi, ära nüüd venitama nägu. Et räägi, Maarjan, või Kairi ka, et mis sellega on ja kas tegelikult võib oma näonahka nagu venitades, sina kuskil näitasid mingit venitamist siit? Kairi näitab, kuidas ta venitab. Võtad nagu näppude vahel, eks ju, need lihased. No ma ei venita teda ju kuskile kõrvade taha. Ei, seda küll, kuigi osad ju... Ja. Et ma pigem nagu mudin seda, et ma saan selle naha alt selle lihase kätte. No vot, näiteks kas või kui sa niimoodi võtad ta näppude vahele, mõnel võib juba tekkida appikene, et siis ma venitan ta välja, et kuidas tegelikult on näonahaga? Ei ole nii lihtne seda nahka välja venitada, et tõesti kui karta, muidugi jällegi nahad on erinevad, et kellel on väga õrn, õhuke, tundlik nahk, sina tead seda ja harilikult inimesed ise teavad seda juba. Aga kas mina ei tohikski siis nii jõuliselt teda siin venitada? Selles mõttes kindlasti võid seda süvalihase massaaži teha, et ta on selline muljum, ei vastupidi, selline muljumise tehnika, eks ju, seda tehakse muuseas kuivale nahale. Et ja silma ümbrus on ju õrnem piirkond, et tõesti seal sa siis võid kasutada, ma ei tea, tilgaõli või silmakreemi, eks ju, aga tegelikult jah, see on ikkagi müüt, et vähemalt mina tean nii, eks, et julgelt võib massaaži teha, kui sa kardad, et äkki midagi venitad välja, siis tõesti pane mingisugust kontaktainet, mis aitab kätel libiseda, aga seesama tehnika, mida Kairi ka näitas, et see lihtsalt on nii mõjus ja sügavuti, et kui sa lihtsalt naha väga libedaks teed, sa saad ainult pindmiselt seda nahka mõjutada, eks ju. Aga kui sul nahk on kuiv, siis teatud tehnikaid on just hea teha kuivale nahale, sest tänu sellele sa saad väga palju sügavuti nagu mõju. Ja näiteks, mis on mega tõhus, on bukaalne massaaž, ehk et suuõõne sisene massaaž. See on huvitav. Ja see on mega tõhus päriselt, ma olen ka kuna ise seal koolitusel käinud ja õppinud selle. Aga sa endale saad seda ka teha või? Täiesti vabalt saab teha, et kindlasti kui sa lähed terapeudi juurde või kosmeetiku juurde või kelle iganes juurde, kes seda nagu siis teeb, ma tegelikult tahaks sellest kogemusest korraks rääkida ka, ma hiljuti käisin ja mida see inimene mulle ütles, kui ta mulle seda massaaži tegi, see oli vägev, oli seda teada saada. Aga et kui me muidu pealtpoolt massaaži teeme, eks ju, et me saame ikkagi nagu pealtpoolt teha, aga kui me läheme
pöidlaga suu sisse, toetame pealt poolt, siis me saame mitmedimensiooniliselt lihaseid ja sidekudet mõjutada, eks ju, ja see on väga palju efektiivsem. Kas või seesama mälumislihaseid lõdvestada selle bukaalse massaažiga. See on siis põhimõtteliselt, keegi topib sulle oma sõrmed suhu ja hakkab masseerima. Ma olen näinud videot ja ma olen näinud, et see on nii valus inimestel. Aga algus on valus. Aga sa siis pöidlaga nagu, eks ju, teiste sõrmedega toetad peal, kuhu sa selle, kus sa ta siis siin suuõõnes paned? No jällegi, kui tahta ise teha, mida mina olen öelnud, et loomulikult oleks hea teada neid lihaste suundi ja seal on mõned asjad veel, et mida ma, näiteks kui ma ise käisin koolitusel, siis minu suuõõs tegelikult lõhuti ära ja ma ütlesin koolitajale, et esiteks, et mul on valus, mina olen seda meelt, et mitte ükski massaaž tegelikult ei pea olema valus. Sul võib olla väike ebamugavus, sest tõesti teinekord on nii suured pinged inimestel, et see võib olla valus, aga siis mina leian, et spetsialist peaks olema nii palju tark, et ta pigem teeb sulle rohkem kordi, aga ta ikkagi nagu haiget sulle ei tee, see on jällegi minu nagu arvamus. Mis see tähendab lõhuti ära? Lihtsalt suu limaskest on väga õrn seespoolt ja mida mina nagu alguses ka, kui ma ise nagu praktiseerisin, siis õppisin ära ja praktiseerisin endal, siis ma ka rohkem libistasin seda pöialt suuõõnes ja samamoodi, kui sa, et ongi see, et sa ei tohi väga palju teha, et sa tunned kohe, kuidas see suu limaskest muutub karedaks, aga mida ma olen hiljem avastanud, on see ja mida kindlasti soovitus siis kõigile, kes tahavad ise proovida, on see, et sa paned siis selle pöidla suhu ja seespoolt sa nagu pigem, see pöial on nagu siuke toetav punkt ja sa pealt poolt siis nagu manipuleerid. Mitte pöidlaga ei vajuta rohkem, vaid just peal. Sa pöidlaga vajutad ka vastu, aga et sa ei pöidlaga nagu seespoolt otseselt ei masseeri nii väga, et pigem pealt poolt. Aga sa üritad selle pöidlaga justkui suu seest kõrva kätte saada, et nii kaugele, kui sul see käsi ulatub või see sõrm ulatub, et lähed nii kaugele, kui saad ja siis tõmbad. Ja samal ajal hoiad muidugi teise käega kinni, et see teine käsi siis siit väljapoolt natukene toetab ja siis niimoodi tõmbad. Aga ma saaks selle ilu teipimise kohta tahtsin veel küsida, seda tehakse ju salongides ka, on ju? Aga sina mainisid seda, et sa paned siia otsa ette, aga kas siis kuidagi teibitakse ka, et sa saad seda lõuajoont ilusamaks? Ja ikka neid on erinevaid teipe, nagu ma ütlesingi, et minule meeldib nad siis 3 jagada, kindlasti on võib-olla veel neid liike, ühed on siis tuduteibid, ehk siis need, mis sa magades endale peale paned, siis on need, mis aitavad siis sellel kortsulihasel lõdvestada. Ma mõtlen vaene abikaasa, kui ta öösel ta on juba harjunud. ja siis 3. ongi see siis, mis aitab lümfidrenaažil toimuda. Drenaaži jaoks teipimine on kõrgem pilotaaž. Kodus ma seda niisama ei harrasta. Aga Maarjan, sa oled olnud kosmeetik, on ju? Räägime ka sellisest igapäevasest nahahooldusest natukene. Või milline see inimene, naine, kes ei taha minna on ju süstima või kes ei taha ilulõikust nagu Britta, mitte kunagi. Ja nagu mina. Mul abikaasa ei luba. Ega ma ei taha ka. Et milline see kodune näohooldus siis peaks olema, et me näeksime tulemusi. Alustame seal nendest näopuhastusest kuni siis selle näojoogani. Tee selline spikker. Need trendid ju, mina ei ole selles mõttes nagu nahahoolduse mingite viimaste trendide nagu spetsialist, ma näen neid trende, aga ma ei lähe nendega kaasa üldiselt ja et aga mida mina ise siis teen selles mõttes ja ma olen aru saanud, et tegelikult ei olegi nagu väga palju vaja selleks, et okei, eks see väga sõltub ka sellest, millised on eesmärgid, aga mina olen rahul sellega nagu on ja ma näen, et selleks tegelikult ei ole palju vaja. Et klassikaline nahapuhastus igapäevaselt, mina tegelikult hommikuti ei puhasta nahka ekstra, ma teen lihtsalt toonikuga üle, ma ei tee mingisuguse vahuga ega piimaga ega millegi sellisega, ma teen lihtsalt toonikuga, aga õhtul kindlasti selline korralik nahapuhastus. Aga mida see tähendab? See ei tähenda lihtsalt vett ja seepi? Ei tähenda ja, et vastavalt siis nahatüübile, kellele sobib näopuhastus kellele, ma ei tea, õlitüüpi, kellele keel, eks ju, et ikkagi spetsiaalse näopuhastusvahendiga sa pesed oma näo puhtaks
minule väga meeldib ja ma alati soovitan ka, kui keegi küsib nõu, siis ma lihtsalt ei loputa veega maha seda puhastustoodet. Eriti see puudutab neid näiteks, kes kasutavad kas mingit õlibaasil puhastusvahendit või näopiima või näokreemi, kus on ka sellised õlised komponendid sees. Mina ütlen, et lihtsalt näoga nagu niimoodi, sa ei saa maha seda toodet nagu täielikult, et jääb õline, vaata õli ja vesi omavahel ei sobitu kokku, eks ju, et mina alati soovitan kasutada kas frotee, väikest froteeretikut või siis kellel on need niisugused meigišvammid on olemas. Kes kuulab, et see, mis sa tegid, mis tähendab siis seda, et kui sa lihtsalt loputan kraani all sisuliselt veega, on ju, jah, just nimelt. Et ongi kas meigišvammid või froteerätikud, minul on niisugune froteekäppik, et ma panen selle käe sinna sisse, on ju, noh, enne loputan vee all sooja veega ära, teen ta märjaks, väändan välja, panen kätte ja siis tõmban üle, eks ju, kogu oma näo üle kaela. Ja siis seal on sul puhastusaine sul seal peale. See on juba puhastus nii-öelda. Ja siis teed selle rätikuga. Ja et sellega ma lihtsalt võtan siis kõik need jäägid maha, see on väga tähtis sellepärast, et noh, näiteks miks ka mina ei osta endale kalleid näokreeme, noh, esiteks ongi see, et ja mida ma ka nagu kõigile ütlen, kes kreeme kasutavad, et kui sa korralikult oma nägu õhtul ära ei pese ja seda kõik korralikult ei eemalda, siis on väga vähe kasu nendest peentest aktiivainetest, mis seal kreemi sees kõik on ju, sest nad lihtsalt ei imendu, sest nahk ei ole puhas, on ju, et sul ongi jäänud sinna mingisugune õli või mis iganes siis aine, eks ju, et ta ei lähe sealt läbi lihtsalt. Teeme nüüd selle puust ja punaseks, kõigepealt siis võtan, kas mul siis näopuhastus pigem võtad rohkem, mis on järgmine? Panen selle vati peale või kui on see piim? Ei, sa paned käe peale, just, näiteks kui sul on näopiim, pumpad siia mõnusalt omale biopesasse või siia sõrmede peale, eks ju, paned üle näo, igale poole otsmikule, põskedele, lõuale, ninale, kaelale ja siis hakkad kergelt näpuotstega masseerima. Eks ju, masseerid üle kogu näo, ninaküljed, eriti kui sul näiteks meik on, ninaküljed väga olulised, lõuaots, eks ju, masseerid ära, noh, ma arvan, et ma ei tea, võib-olla selline pool minutit on isegi nagu okei, on ju. Ja siis võtad selle käpiku või roteeretiku või švammi või mis sul seal siis on ja siis sa teed siis selle niiske nii-öelda abivahendiga, siis võtad selle kõik näo pealt maha. Aga kui puhastad nägu mitsellaarveega? Ma arvan, et mitsellaarvesi on selline reisitoode või nagu hädaabivahend, et ikkagi selles mõttes, kui sa meiki, ma üldse väga harva kasutan meiki, ma täna ka ei ole mingit meiki pannud endale peale, et kui sa kasutad meiki, siis kindlasti ma arvan, et tõhusam on puhastadagi mingisuguse puhastusvahendiga, kus on seda õlijat komponenti ka sees, sest seal on õli ja õli nii-öelda, eks ju, harilikult ju need jumestuskreemid vist on ka mingisuguse, mingit õlijat komponenti seal on sees ja siis need haakuvad omavahel hästi ja see meik sulatatakse siis nagu paremini sealt näo pealt lahti ja sa saad paremini puhtaks, eks ju. Ja mitsellaarveega väga oluline, mida ei teata ja mida tihtipeale pudelite peale ei ole kirjutatud, see tuleb ka naha pealt maha pesta kindlasti. Seda jääta nahale. Sest noh, vahel on isegi minust pudelite peal vastupidi kirjutatud, et sa võid selle nahale jätta. Ei, et siis ongi, et sa pesed selle näo ära, mina alati kas vahuga võib ka pesta? Ikka võib, aga ma soovitan jällegi ikkagi seda puhastustoodet valida oma nahatüübi järgi. Ja vaata, sina vist paned ka natuke puuderkreemi alla või? Igapäevaselt või pane? Ja ikka peale iga päev. Siis võib-olla vaht ei ole parim, kuna vahus ei ole neid õlijaid komponente see, et pigem näopiim, näopesukreem või on ka sellised mitmefaasilised tooted, mis lähevad lõpuks nagu õliks ja vot need on nagu mega head meigisulatajad, on ju. Aga vahud üldiselt võivad olla kuiva, ütleme, kui sul näiteks on kuiv nahatüüp, et ma ei tea su nahatüüpi, siis, siis ikkagi indikaator on ka see, et miks see toode sulle võib-olla nii õige ei ole, on see, et sul pärast nahk nagu kisub väga. Siis ta on sulle natuke liiga tugev. Aga kas siis nagu see, ütleme ükskõik, kas sa siis võtad, eks ju, selle kreemiaga maha, eks ju, ja kui sa nüüd selle kindaga või mina selle vatiga ja lilleveega, kas see peab jääma siis puhtaks? Et kas siis ma olen aru saanud, et ma olen saanud nagu kõik mustuse kätte? Tegelikult küll, jah. Seda ütles mulle üks krimeerija, et naised ei pese oma nägusid puhtaks, et sul peab jääma see vatt täiesti puhas lõpuks. Aga kas lillevee võib siis jätta
nagu peale, eks ole, et ma puhastan kas või 3 või 4 korda, kui on tõesti vaatan, et ikka on nagu vati peal, aga et seda ma ei pea enam maha pesema. Ei, ma arvan, et ma ei tea neid lillevee komponente, aga ma saan aru, et ta on ikkagi nii puhas, et selles mõttes... No lillevesi on ju selle eetriliku õli pressijääk, noh nii nagu puskarit tehakse, siis tilgub see kondents, on ju, kui eetriliku õli pressitakse, siis samamoodi see lillevesi on nagu see kondents ja seal on väike protsent ikkagi eetriliku õli sees. Siis ongi, mina alati ei toniseeri pärast nagu tegevkosmeetikud, noh, võib-olla ma natuke mingeid asju räägin tänaseks teistmoodi, kui ma rääkisin siis, kui ma tulin kosmeetikute koolist, on ju, aga ma lihtsalt ütleme nii, et öeldakse küll, et sa toniseerid selle naha ära, et sa nagu eemaldad sellega ka lõplikud meigijäägid, aga minul siis tekib kohe küsimus selles, et mis puhastustoode see siis on, mis mu meiki maha ei võta, et ma pean veel toniseerima, on ju, ja et ta nagu tasakaalustab selle naha pH, eks ju, aga noh, tegelikult ka kreemid minu hinnangul vähemalt tasakaalustavad selle naha pH kenasti ära, puhastadki naha ära, eks ju, et sul on ei pea toonikut kasutama või? Öeldakse, et toonik valmistab ette nahakreemideks ja seerumiteks. Kindlasti, kui ma ütlen, et ei pea, siis keegi saab mu peale väga pahaseks, aga mina arvan, et tingimata ei pea. Sorry. Ära muretse selle pärast. Kõigil on õigus siin meie saates võivad kõik rääkida ausalt. Meie korjame kokku erinevad. Ja ongi erinevad. Et mina arvan, et mitte midagi sellest ei juhtu, kui see etapp vahele jätta. Ja siis sa kreemitad oma näo ära, eks ju. Aga seerum, kreem, õli, silmakreem. Sa võid kõike panna, hästi palju võib ka panna ja kindlasti ma arvan ka see, et kui me tahame nagu maks nagu hästi maksimumi anda, siis me võimegi panna seerumeid, kreeme, ma ei tea, kas veel midagi või? Aga mida sina paned? Mina igapäevaselt kasutan näokreemi, mis on niisutav ja ma panen seda silmaümbrusele, näole ja kaelale. Ma ei kasuta nagu eraldi, noh, on ju, aga seal on vaja lihtsalt jälle, ma olen vist nii vähe nõudlik või kuidagi, ma ei tea, et noh, silmakreemiga kindlasti tuleb öelda seda või silmaümbruspiirkonnaga, et ikkagi olenevalt sellest, eks ju, noh, mina tahan, et minu nahk oleks niisutatud. Kui mu nahk on niisutatud, siis see nahk näebki minu jaoks normaalne välja ja mulle sellest piisab. Et ma ei aja tegelikult taga mingisuguseid anti-aging komponente. Minu meelest niisutus on nagu põhiline asi, mis võiks olla. Aga seda siis, see on võib-olla piisab siis vähenõudlikule inimesele, on ju. Aga et lihtsalt see, et mina tahan, et mu nahk on niisutatud, silmaümbrusel mul ei ole mingeid erisoove sellega saavutada ja minule ka sobib see näokreem, eks ju, sobib ka silmaümbrusele, aga alati ta ei pruugi sobida kõigile, et vahel on see, et tekib kipitus, punetus, kõik see, et siis loomulikult, et silmaümbrus on õrnem ja sinna ei pruugi, noh, see näokreem sobida. Aga ma ei näe põhjust, miks seda mitte sinna panna, kui sul ei ole mingeid erisoove, et see kreem teeks peale niisutuse, noh, ja sul sobib, et miks sa nagu ei võiks panna, on ju. Aga siis ei ole niimoodi, et sa pead panema seerumi alla, sest ainult see kreem ei toimi, et see seerum aitab ka seal kreemil imenduda, noh, ka mingit sellist juttu ma olen ka kuulnud. Ju seda, et seerumid on rohkem kontsentreeritud, seerumid on ka kindlasti väiksema molekuliga, ehk et need imenduvad sügavale, et kui sa kasutad nii seerumit kui ka näokreemi, siis kindlasti jah, seerum läheb alati kõigepealt ja siis läheb kreem peale. See järjekord on kindlasti väga oluline. Aga kui ma kasutan ka õli, kuhu see õli läheb? Siis mina paneks õli kõige lõppu. Sest et lihtsalt siin me räägime molekulide suurusest, on ju. Õlimolekulid on nii suured, et õli iseenesest, mingi taimne õli, ta ei imendu sulle sügavale. Oleneb õlist, kui on fraktsioneeritud, siis ta läheb sügavale, aga ta ikkagi lukustab selle poori, ehk siis ikkagi õli on viimane. Aga et muidu see fraktsioneeritud, eks ju, õlimolekul, see jõuab sügavale, aga ikkagi see sama point, et ta on nagu gaas peal ikkagi ka. Et sellele võib siis kasutada ka ainult õli ju, või siis ta ei lähe sügavale või? Tavaline õli ei lähe. Õliga on ikkagi see teema, et mida ma ise enda puhul olen näinud ja mida ma olen ka palju tagasisidet saanud, on see, et kes hakkavad ainult õli kasutama, vahepeal olid kuidagi eriti popid need õlid, siis ma sain aru sellest, et mu nahk mingil hetkel ei tunne enam ennast mugavalt. Ehk et õlides üldiselt ei ole nahka niiskusega täiendavat komponenti sees. Küll aga on see kreemides üldiselt. Et seetõttu seetõttu mina ise kui mult jälle inimene küsib, näiteks kas valida kreem või õli, siis mina valin kreemi ja soovitan kreemi. Kus juures? Minul näiteks, mulle väga meeldivad need õlid, on ju, noh, ma olen katsetanud erinevaid, ma olen sellest küll aru saanud, et õli puhul on hind oluline.
aga et kui ma panen ainult kreemi, siis ma pigem tunnen, et see nahk võib kiskuda, aga selle õliga, aga võib-olla see ongi see vaata, et see on nagu see pealmine, et siis aga see oleneb õlist. Aga see Berrici õli ka, ma olen ainult seda õli kasutanud, mulle näole väga meeldib see õli. No peaks olema ikkagi molekul väike, sest muidu ta ei saaks imenduda. Ja ma arvan, et kõige olulisem on see, et see indikaator, kas see toode sulle sobib, on see, kuidas su nahk ennast tunneb, lähtuda sellest. Et meie võime siin ju rääkida molekuli suurusest ja kõigest sellest on ju, aga et kui sa tunned, et see sulle meeldib, kui sa tunned, et su nahk on pehme mugavustundega, siis see ongi ju kõige tähtsam. Aga seda on ka öeldud, et hommikuti, et öösel meil tuleb seal padja pealt ja ma ei tea, kust ikkagi igasugu mustust ja nahk eritab mingit rasu ja tuleks ikkagi puhastada, aga sina ütlesid, et sa ei puhasta. No mina tegelikult ikkagi teen toonikuga, et vaata seal tulebki nagu see mängu, et miks ma ka vahel mõtlen, et okei, et kas mul on pointi osta seda 200 eurost kreemi näiteks on ju, et jah, ma arvan küll, et kui ma hommikul ainult toonikuga näo teen, siis siin jääb ikkagi oma naharasu ja tegelikult see kreem ei imendu mulle sügavale, et ta jääb sinna naha pinnale tegelikult, et mis pointi mul on siis seda kallis kreemi sinna näkku panna, on ju, et lihtsalt sellest vaatest nagu, on ju. Aga mina arvan, et või selles mõttes, et ma ju tean, et oma naharasu on väga oluline kaitsekilp nahale, et seda, et nahka kindlasti ei ole hea ka nagu üle pesta. Et sellepärast mina kuna ma meiki ei kasuta, jah, sealt tuleb nagu rasu ja räägitakse küll, et osad jälle ütlevad, et on vaja pesta maha, et eks need lähevad ka nagu kahte leeri, et ma arvan, et jällegi, et ikkagi see nahk ise ütleb sulle, mis on nagu õige ja mis ei ole. Mulle võib vahtu kasutada, ma pesen vahuga ennem näo puhtaks, siis ma teen väikese lõdvestava massaaži, kui ma panen teibi, siis ma panen selle teibi kohe ja teibi ümbert siis kreemitan, mulle meeldib seerum ja pärast seda siis kreem, aga kui ma teipi ei pane, siis ma teen seerumiga kogu näo üle ja panen kreemi. Mis on nagu hästi oluline näohoolduse juures, lihtsa näohoolduse juures, mis minu meelest annab mega head tulemust, on ikkagi naha koorimine kord nädalas. See on nagu must küll, ma arvan, et selline 40+ kindlasti. Aga millega? Vaat seal on nüüd ka erinevaid, on see mingi happe koorimine ja ma tean, et kuna mul on nii õhuke näonahk, siis ma ausalt väga kardan seda. No üldiselt need kodutooted on ikkagi õrnad. Ja üldiselt on, muidugi jällegi see valik on nii suur ja ma nagu ei saa rääkida kõige eest. Berricil on väga hea koorija. Ja sinu puhul kindlasti, kui on õrn, et siis sulle Berrici tooted. Et sinu puhul kindlasti ei ole hea, eks ju, mingid teradega tooted, kui sul on õrn nahk ja üldiselt terasid väga, kuigi minul tegelikult on 2 koorijat kodus praegu, millel on ka väike tera sees ja see on nagu väga okei, aga üldiselt ega neid happeid ei tasu nagu nii palju karta. Selles mõttes, et nad on mõeldud tavainimese jaoks kasutamiseks, et lihtsalt palun loe pakendilt, kui kaua hoida peal, et kui sa liiga kauaks jätad, siis sa võid kindlasti nahale liiga teha, aga see koorimine lihtsalt, sa nagu näed kohe, kuidas see nahk nagu veel säravamaks muutub ja see tekstuur veel ühtlasemaks ja ta ju kõik need nii-öelda surnud rakud, eks ju, või mitte just võib-olla päris kõik, aga need surnud rakke aitab siit nahalt ju ära nii-öelda tulla ja need uued rakud saavad ju siis hakata naha pinnale kerkima, eks ju. Mis sina arvad sellest siidikinda koorimisest? Sellest on ka nüüd, see on tulnud, sest minule keegi kinkis selle keha suure kinda ja siis selle pisikese, mis käib niimoodi näpu otsa, näo. Ja kui ma saunas käin, siis ma nendega koorin ja see tõesti võtab nagu nii puhtaks, pärast on selline tunne, siis ma nii mäletan kunagi, kui ma käisin Türgis, perega käisime ja siis ma käisin seal hamammis, kus nad ikka nühivad su ja sul on pärast selline tunne, nagu saaks ise vastsündinud beebi, nii ja tunnen ja võt ma ei olnud ammu seda tunnet tundnud, kui siis, kui ma sain need siidikindad, et ütle, kas see on turvaline koorimine selle siidikindaga või peaks ikkagi olema see mingi nagu näovahend? Kui ma ausalt ütlen, siis ma ei oska vastata, sest et ma ei ole ma olen näinud reklaame, aga ma ei ole kunagi ise kasutanud, sellepärast ma ei saa, täitsa usun, aga lihtsalt mida ma nagu nende
hapete poole pealt, no seal on ka lihtsalt puuviljahapped, on ju, ta ei pea olema, no ma ütlengi, et need koduhapped ei ole üldse sellised tugevad. Et happega on nagu, et see siidikinnas pigem siis mehaaniliselt masseerib sinu nahka ja ütleme, kindlasti jah, sa ütlesidki vaata, et tundsid, et nii nagu silen, on ju, aga mis on selliste vedelate koorijate ja ka ütleme, kas või seal, ma ei tea, savi on ju, mida kasutatakse ju ka koorijates ja sügavpuhastavates maskides ongi see, et nad nagu lähevad ka nendesse pisikestesse pooridesse, kuhu selline pindmine, masseerimine ja kinnas ei jõua, et seal on nagu see erinevus kindlasti tuleb ka mängu. Okei, see on väga hea point, selle peale ma jälle ise ei tulnud. Aga sina siis ikkagi soovitad pigem happekoorijad kui neid teralisi või? Ma olen erinevaid proovinud, ma ütlen, et selline vedel nagu happeline koorija on super hea, praegult mul on selline koorija, mis on ka, seal on turbaekstrakti sees ja ta on muidu selline, seal on ka vist ka oliini sees ja tegelikult on tal ka väiksed terad sees, eks ju, et ma panen ta nahale, lasen ta ära kuivada ja siis pärast niiskete sõrmedega masseerin, eks ju, super ilusa tulemuse jätab, et lihtsalt võib-olla eelistada jah, mitte nagu niivõrd nagu suure teraga koorijad, pigem nagu seda ja. Nii, aga mis me siis nüüd täna teada saime? Mis ma nüüd siis lähen, kui ma oma sõbrannadega kokku saan jälle? Nii, kõigil pöidlad ütlen neile, et tegelikult on võimalik küll. Siis sa pead olema Kaidi eeskujuks, nii et hakka kõigepealt ja mina tahan öelda, et kõik, kes tahavad proovida näovõimlemist ja kuigi Marion nimetab seda näojoogast, võite julgelt Marioni poole pöörduda, kas on siis marionkattai.ee? Tegelikult on naojoogasinule.ee, et tõesti minge ja Marion teab, mis ta teeb, õppige selgeks ja tõesti aidake ennast heade nippidega järgi. Ja teod, see ongi lihtsalt see aeg, ma tean, et see tuleb lihtsalt võtta, et see võikski olla seal hambapesu juures, kui sa õhtul kreemitad nägu, siis tegelikult see võtab 2-3 minutit ju, et sa teed need harjutused ära. Tegelikult sa võiksid oma sõbrannadega teha niimoodi, et sa hakkad seda salaja tegema, sa ei ütle neile mitte midagi, hakkad Marioni käele, mina tahan ka muideks proovida sinu neid kursusi ja hakkad tegema ja siis ühel hetkel oled nii, sõbrannad on kõik pimestunud. Aga kaua see aega võtab? Ma ei usu, et see ikkagi mingi 1 kuuga tuleb. Mina saan öelda seda, et kui sa näiteks alustad tegemist, sa kindlasti kõigepealt tunned seda tunnet, on ju, neid muutuseid, mis toimivad, et su nägu on rohkem lõdvestunud, sa oskad oma nägu märgata ja tõesti need tulemused tulevad step by step, et see on hästi tihedalt esitatud küsimus, et kui kiiresti tulevad tulemused, inimesed on nii individuaalsed, kui sügavad kellegil mingid jooned on, kui vana sa oled, eks ju, nagu ealiselt juba, et nagu ma ütlesin, siis noorematel kindlasti tulevad tulemused kiiremini, kui me oleme küpsemas eas, meil tulevad need aeglasemalt, nad tulevad samm-sammult ja muutuvad ajas järjest enam nähtavaks. Ma isemgi mõtlesin üks päev, aga nüüd mõtles oli ju pool aastat tagasi, kui ma lubasin, Brit, ma nüüd hakkan tegema, aga kui ma oleks see pool aastat korralikult teinud, sõbrannad oleks juba siruli imestusest. Et sul on lihtsalt vaja nagu selget süsteemi ja kindlat rutiini, siis ei lähe palju aega, siis sa tead, mida sa teed õigesti ja sa saad nagu maksimaalsed tulemused siis minimaalselt lühikese ajaga, aga see on ikkagi elukestev praktika. See ei ole jah. Ma kogu aeg toetan Kaidit selles, et ta õpiks panema ise ennast esikohale, sest Kaidi on see hea inimene, kellel on kõik teised prioriteet, kõik, mida ta teeb tööalaselt või isiklikus elus ja siis ta ise on selle nimekirja lõpus ja mina ütlen kogu aeg, Kaidi, siin õpetame naistele, pane ennast esikohale. Täpselt, ja siis mina kogu aeg hoian Kaidit sellega liinile, et Kaidikene, puhka, tegele iseendaga vahepeal. Täpselt. Nii et selles mõttes, eks me peame kõik üksteisele meelde tuletama, sest paratamatult, kui on pered ja tegemised ja ägedad tegemised, mis meil alati on, et siis ise kipub tõesti jääma sinna tahaplaanile, aga et siis me peame üksteist kogu aeg nügima, et kas sa tegid harjutusi ja kas sa võtsid aga aega. Nüüd tuleb üks asi veel, on ju, millega me kõik oleme seotud ja see on siis 11. aprillil, praegu on siis aasta 2026, kes võib-olla vaatab järgmisel aastal seda episoodi YouTube'ist, et loomuliku ilu konverents. Kairi, miks sa seda üldse tegema hakkasid? Hakkasingi tegema seda pärast seda, kui sain aru, et näojooga meetodid aitasid migreenide vastu minul.
ja mõtlesin, et no kuidas ma saaksin seda siis teistele ka rääkida ja tuligi mõte, et teeme siis loomuliku ilu konverentsi, kus me räägime sellest, sest et algus oligi, ma sain migreenidest abi ja mõned kortsud kadusid siis ka ära. Et esimene aasta oligi rohkem näojoogale ja näojooga meetoditele suunitletud ja sealt aasta edasi, see aasta on juba 3. kord, et siin on siis rohkem tervise küsimused, et nagu Britt on ka rääkinud, et pea on kehaosa, nii on ka nägu kehaosa, et sellepärast tuleb hoida ka kogu meie keha tervena, meie seedesüsteemi, meie nägu, meie toitumine, meie üldine liikumine ja tervis, et ja seal näo või siis loomuliku ilu konverentsil me sellest kõigest räägime ja kui küsitakse, et miks, siis võib-olla see kõlab nagu klišee, aga ma tahaks aidata. Meil ongi ju töötoad ka seal, et saabki minna töötuppa ja õppida juba praktiliselt endale ise siis kas tegema näojoogaharjutusi, näohooldust, siis on seal ju ka juuste töötuba, et hoolitseda oma juuste eest õigesti, siis on niisama, kui tunned, et tahad neid pingeid maha saada, siis maalimise töötuba, et kus saab maalida ja võimlemise töötuba, kus saab võimelda, et selline tore kogukond, kus me üksteist motiveerime, kas siis kaudselt või siis tuled sõbrannadega koos ja hakkad sellist väikest võistlust tegema, et see oligi see mõte. Sina esined selle ettekandega? Mina esinen selle ettekandega ja mina räägingi siis sellest, kuidas on soolestik seotud kogu meie siis välise iluga, ehk siis sisemine ilu võrdub väline ilu ja kuidas siis aidata ennast lihtsate vahenditega, nagu meil Kaidiga on ka siin eesmärk, et lihtsate nippidega, mida iga naine saab koheselt rakendada, et siis annan neid nippe ja teadmisi edasi, nii et ja seal on teised ka, kes teevad ju väga ägedaid ettekandeid. Mina tooksin esile veel müofunktsionaalse teraapia, millest see hakkab vaikselt nüüd pead tõstma, see müofunktsionaalne teraapia, et keeleasend siis, kui tähtis see on meie näo jaoks ja kogu keha jaoks, et hästi palju on ju tänapäeval lapsi ja noori ja ka täiskasvanud, kes kannavad breketeid ja kui breketid ära võetakse, kipub tagasi minema kõik see, et ongi sellepärast, et keeleasend on vale või siis jõutakse alles siis arsti juurde, kui põlved valutavad, aga see võib ka tulla kõik sellest keeleasendist, et sealt edasi ka rüht ja kõik läheb valeks. Jah, et ja on ju nii nunnu vaadata neid pisikesi beebisi, kes suu lahti magavad ja ei tehta midagi, aga tegelikult seda ei tohiks teha, et see algab juba väga-väga varajasest elust, millal me peame oma keeleasendit jälgima ja sellest räägime ka seal ka, pluss on töötuba ka, kus saab siis erinevaid harjutusi teha, et ka keelelihast treenida, et ta asuks õiges kohas suus. Kas te teadsite, et lõdvestunud asendis peaks keel olema vastu suulage? Täpselt. Ma ei tea, kuskilt ma nägin, siis ma hakkasin märkama, et oot, kus minu keel on, õnneks on suulas. Mul ka. ja see mõjutab suunurki näiteks ja kogu seda ja lõualust samamoodi. Appi kere, siis ma hakkasin kogu aeg jälgima. Need on need harjumused jälle. Aga mis puhul ta vajub siis alla? Kui ollakse juba lapsest saadik näiteks suuhingaja, et ei ole korrigeeritud seda, et suu oleks kinni, kas on siis adenoidid või on olnud nohu ja pärast seda on jäänud või on pidev mingi allergia, et ja siis see mõjutabki nii palju, et mitte ei hakka nägu laiusesse minema, või ta hakkab siis pikkupidi kasvama ja sealt ka ju see, et kuna meil suu laes on nagu 2 luud kokku ja laps peab sööma tahket toitu. Kui ta seda ei tee, siis suulagi, seal ei teki selliste mikrovahed kogu aeg, mis uuesti kinni kasvab ja tänu sellele ei arene ja ei lähe laiemaks ka meie nina auk siin nina all, et siis on ka ju hingata raskem ja kui hapnikku ei tule kehasse nii palju peale, siis tekib see imelik kaela asend, et keha üritab seda kompenseerida niimoodi, et see hapnik tuleks paremini peale ja siis tekib selline nagu, et kui sa magad, siis ärkad üles, oled just
pilves või ei tule seda nagu seda energiat ja seda õhku peale, et see kõik on omavahel seotud. See konverents toimub siis 11. aprillil, meil on ka sooduskood, selle me paneme siis siia episoodi alla kirja ja see on meie sotsmeedias, kus te siis leiate ja sellega sai siis 10 eurot pileti odavamalt, oli ju nii? Saab odavamalt töötoaga ja töötoata pileti, jah. Just. Aga üks asi veel, Marion, sul on terve see aeg olnud see paber seal ees. Ma unustasin ka no ma näitan siis jaa, tegelikult tahaks nagu veel nii palju rääkida, aga jääb siis mõneks teiseks korraks. Lihtsalt üks pilt siin, et kui vahel, mis tegelikult jäi täiesti rääkimata, kuidas me kõik selle rinnaku, turja, kaela piirkonna lõdvestamisega tegelikult parandame ka lümfiringlust ja vereringlust siis kehast pähe, muuhulgas ka näkku ja sealt tagasi, eks ju, et sealt me vähendame turseid läbi selle, me parandame naha kvaliteeti nii-öelda seespoolt väljapoole, sest rakud saavad ju rohkem hapnikku ja toitainete rikast verd, eks ju. Aga lihtsalt üks selline pilt, siin on minu õpetaja, Fumiko, tema lubas enda lehelt selle meil kõigil õpilastel alla laadida ja näidata, et siin on nüüd üks näojooga harjutus, mis tegelikult on, see on suure O harjutus ja see on tegelikult lihaseid venitav harjutus, peamiselt siis siin just neid põse ülemise piirkonna lihaseid venitav ja ka siis silma-sõõrlihase alumist osa. Ja siin te näete nagu before, eks ju, before ja after, et mida rohkem seda sooja tooni, seda parem on vereringlus. Ja kui te nüüd vaatate enne harjutust pilti, eks ju, te näete ikkagi siin seda oranži tunduvalt vähem kui after pildil ja siin 2 pildi vahe on siis see aeg, kus Fumiko on teinud harjutus, seda sama suure O harjutust, see on siis niimoodi. Selline harjutus. Ehk siis tegid lihtsalt suu hästi lahti. Sisuliselt, seal on vaja, natuke on vaja teada detaile, kuidas õigesti hoida, on ju, ja muidugi, kui sa silmad tõstad üles, siis tuleb jälgida, et otsmik või kulmud ei tõuse, on ju, ja see on 3 korda 10 sekundit on hoidud seda asendit ja kui palju tegelikult selle väikse ajaga on paranenud vereringlus ja mitte ainult näos, vaid nagu te näete siis ka kaelas, eks ju. Et lihtsalt see jällegi seda mõju nagu rääkida, et see ei ole lihtsalt, üks asi on see trenn ja see väline mõju ja kõik see on ju, aga me läbi, kui me räägime kas või ilusüstidest, mitte et me ei taha midagi halvasti öelda, aga ka see, jällegi see, et miks on hea, kui lihas liigub, lihas on loodud liikuma, eks ju, küll võib-olla mitte liiga palju, sest see jällegi tekitab pinget, aga kui meil lihas üldse ei liigu, ta on nagu ära paralüseerinud, siis ju vereringe ei toimu selles piirkonnas, lümfiringe ei toimu selles piirkonnas, et ja siis seetõttu lõpuks ka nahk hakkab ju vaikselt õhenema, eks ju, kuna see naha ainevahetus aeglustub ja kõik need protsessid, et seepärast ikkagi, et kui sa teed neid lihase harjutusi ja praktiseerid siis seda näolihaste võimlemist, siis sa nagu saad reaalselt ka kasu sellest, üks asi on see, mida sa väliselt näed, aga see on ju hea ka sinu näolihastele, jume paranemisele, nahale, kõigele, eks ju, et ja pluss ka, eks ju, sisemisele, sest me vabastame neid vanu pingeid, et sa saad nagu sellest emotsionaalsest koormast tegelikult lahti. Et see mõju on palju-palju suurem tegelikult kui ainult see, mida me väliselt näeme, mida me naised muidugi kõige rohkem nagu tahamegi saada, on ju, ja saavutada. Ma tahan ühe asja veel ikkagi täpsustada, et kui ma nüüd seda näovõimlemist siis nimetame siis nii, seda neid harjutusi teen, on ju, et kas see siis ikkagi on niimoodi, et see tugevdab mu näolihaseid, mis ühtlasi tõstab ka seda vajunud põski ülesse? Ta lihtsalt hoiab, aitab sul üleval hoida, kui su näolihased on tugevad, siis gravitatsioon, mis niikuinii, ta on ju väga tore asi, on ju, aga ta lihtsalt saab siis sinu näole vähem mõju avaldada, sest kõik ju, mis sul siin näos on, eks ju, ta on ju lihase peal, eks ju, rasv, kude, nahk, ja kui see lihas on hea tugev, siis püsib ka kõik see, mis on seal peal paremini üleval. Väga lihtne tegelikult. Ikkagi saab harjutustega. Kaidi hakka testima, sest nii äge näha, kuidas on totaalselt muutust. Et küsimus ongi lihtsalt ka see, et millised on sinu nagu need ilu eesmärgid, eks ju. Suur aitäh, Kairi, suur aitäh, Marion. Aitäh teile. Kohtume teiega konverentsil. Ja, super.